Combat Ready Frontline'i podcasti osa number 4 ja täna on meil uus külaline. Täna minu teine juba, et täna on tihe päev ja ma ütlen ausalt ära, et sa oled esimene inimene, kelle kohta ma eriti väga palju ei tea. Nii et vaatame, kuhu see vestlus viib ja ma annan sulle selle võimaluse lühidalt rääkida mingisugustest suurematest highlightidest, kes sa oled, mis sa teed ja siis hakkame algusest pihta. Tänan väga kutsumast. Mina olen Martin Siimann. Käisin siis 2016-17 suurtükiväe pataljonis aega teenimas. Peale seda võiks öelda, et omajagu palju reservteenistuses käinud erinevates õppepäevadel, saanud käia ära pataljoni staabiohvitseri kursusel. Olime ühed esimesed, kes sõbraga koos sinna läksid. Ja siis suures pildis tööalaselt teenindussektoris olnud põhimõtteliselt terve oma elu. Mis see tähendab? Tähendab, et alustasin kunagi pubis töötamist, siis läksin restorani, olen teinud baarides tööd, olen teinud spaades omajagu tööd, olen olnud juhtival positsioonil, alluva positsioonil, abilise positsioonil ja nii-öelda mänginud selle kogu kadalipu läbi, kui nii öelda. Okei, väga lahe. Ühesõnaga, ja mis sa praegu teed? Täna olen ma siis Oko restoranides või Siigur restoranides, olen põhimõtteliselt arendusjuhi rolli täidan. Okei, mida see tähendab? Mida sa arendad seal? Tähendabki, et kõik, mis vaja, ma teen. Okay. Mõtleme kaugemale, et kuidas saaks mingisuguse kassasüsteemi näiteks paremini ehitada. Mõtleme, mis meil on vaja. Teinekord on vaja lihtsalt, et kas keegi oskab lambipirni vahetada. Võib-olla ise ei oska, aga see on ju lambipirn. Keegi peab ära vahetama. Just, yeah, okay. Et võtame selle challenge'i vastu ja proovime ära. Ja kuidas see siia podcast said, oli see, et üks ühine tuttav vist. Jah. Üks major, kui ma eksi. Major peaks praegu vist olema veel, jah. Ja ta endasti kuulab meid siin praegu. Et igal juhul tema kaudu siia tulime, et üldiselt, mis meil nagu siin on meie podcasti idee on see, et me räägime nii-öelda eesliini töötajatest, kes on käinud, näinud, teinud, õppinud erinevate eesliini tööde juures, siis kas siis kiirabis, politseis, tuletõrjes, päästes. Nüüd sina oled saanud tegelikult selle treeningu, mida väga paljud tsiviilisikud nii-öelda saanud ei ole. Et ja see, kuidas see siis kõik on nagu nii-öelda, kuidas see kokku jookseb, on üks huvitav asi, mida arutada. Et kindlasti jällegi ma veel jõuame, et ma siiamaani olen kõigi käest küsinud, mida tähendab sinu jaoks kontakt. Ehk siis see, mida see sinu jaoks tähendab, on ilmselt midagi muud, mis minu eelmised saatekülalised selle kohta öelnud on. Aga me selleni ka jõuame. Aga selle jaoks, et nagu alguses üldse on sama, et veits paremini aru saada, kus me tuleme või kes me oleme, siis et alustame kuskilt algusest pihta. Alustame. Kus sa tuled? Viimsist. Eesõnaga ikkagi Tallinna poolne inimene, jah. Okei. Ja kuidas su lapsepõlve või milline see välja nägi? Sai natuke elatud Lasnamäel, siis aga enne kui lollusi sai tegema hakata, jõudsin sealt siis ära tuldud, ütleme niimoodi. Ja siis läksin Viimsis lasteaeda, Viimsis kooli ja Viimsi keskkooli lõpetas ära. Peale seda jäigi siis nii-öelda vaba aasta, kuna päris täpselt ei teadnud ja võib-olla isegi, et siiani ei tea, mis see õige eriala, mida õppima minna või mis teha oleks. Ja siis üks aasta mõtlesin, et lähen EBS-i, tegin lepingu juba põhimõtteliselt ära, aga siis viimasel päeval helistati, et tere, äkki tahad tulla Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse. Et jäin, muidu olin nimekirjas ikkagi üpris kaugel, aga siis sain selle nii-öelda viimase sloti, viimase koha, et tule sinna, aga mul oleks vastust vaja tunni aja pärast. Siis istusid tiimani peal, mõtlesid natuke, et assanuga üks leping on juba tehtud, anti küll võimalus see nii-öelda puruks tõmmata, aga Pärnus ju majutustega miskit ei ole ja homme on põhimõtteliselt 1. september. Tegi selle liigutuse ja siis läks Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse siis. Ja leidis seal elamise ja leidis muu vajaliku. Siis andis võimaluse minna välismaale. Olin Portugalis, olin Kreekas, välis siis selle Erasmusega semester ja välispraktika. Tulin tagasi, mõtlesin jätkata ja siis öeldi, et nüüd on aeg kaitseväkke ka minna. Tollel aastal veel pidin minema ühte pulma isaks, kunagi see klassi pulmad toimusid.
mis tähendas minu jaoks, et hästi ebamugav olukord, sest nüüd öeldakse, et tuleb minna kaitseväkke. Kuidas ma selle plaani teen, sest see ju ei ole enam minu elu, see on kellegi teise, ütleme, et ikka üks väga oluline elusündmus. Mõtlesin, oli seal Kaitseressursside Ametis ka, ütleme, et päris põnev vestlus. Küsisin, et aga mis siis saab, kui tervisega midagi ära läheb, et kas ma saan seda viivitada, sest tema ütles, et ta ei oska mulle kindlasti anda selgust, et kas ma saan selle kuupäeva vabaks või mitte. Ja siis oli süke, ütleme, et alguses oli intensiivne vestlus ja siis muutus juba niimoodi, et ütles, et aga kuhu sa siis ikkagi minna tahad, et äkki ikka lähed Tapale või äkki ikka lähed sinna. Ütlesin, okei, kui muud ei ole, siis lähme Tapale. Pidin Tapale jõudsime, siis 3. päeval, 3 päeva vist oli see nii-öelda kokkukutsumise aeg. Läksime sinna, kõik siin bussis juba üks mees laulis, ütles, et ma lähen kindlasti luuresse ja ma olen nii kaavend ja nii ja nii ja nii. Teised olid ikkagi pigem tagasihoidlikud, vaikselt omas mullis. Jõudsime siin ette, öeldi, et nii, jäänud on pioneerid ja paar tükki suurtükiväes kohta. Okei, läksid klassiruumi, tehti väike suurtükiväe tutvustus, küsite, mis te teate, ma ütlesin niisuguse pool naljaka vastuse, sest ma ei olnud ennast väga palju kurssi viinud, et tagantjärele võib-olla niisugune viga. Tänaseks päevaks ma ütlen kindlasti, et on väga mõistlik kõik ette uurida, kui sa tead oma eriala juba, kus sa minna tahaksid, mõelda välja need kontaktid, et näed, mul sõber käis seal, rääkis sellise lugu, äkki kui meil satub minu ajateenistusse minnes, sama ülem, äkki ma saan öelda, et kuule, vaata, seal oli, see vend oli ka teiega, ta on mu sõber, ta soovitab mind, nii-öelda kaasa aidata selle protsessile, et kõike päris ei tasu nagu juhuse hooleks jätta, võib-olla nii nagu antud hetkel mina tegin. Ja siis käiski meil tolleaegne siis patar ülem, käis pani eesttähed, andis järgmisele pliiatsi, kuna neid kohti oli väga vähe ja soovijaid oli ikkagi piisavalt palju. Ja siis lõpuks tuli, kui ma eksis, tol hetkel oli ta patarei vee peal, tuli möördud, et kurat, Siimann, anna ma käsi, panen sulle ka ära. Ja sain siis viimasena ka suurtükiväkke teenim mindud. Siis muidugi kõik jooksid oma tubadesse, et saaks, mõtlesin, mul on siin 11 kuud aega, et kuhu mul kiiret on. Ja ei saanud sinna rühma, kus kõik läksid, kellega ma koos tulin. Öeldi, et näed, lähed sinna. Väga rahul, sain ütleme siis sõduri baaskursuse ajaks nagu väga-väga hea ülema, väga hea drill-sergeanti, ütles ära kohe, et ma ei tulnud siia teiega nagu teid jebima või kiusama või midagi sellist tegema, vaid ma tulin selle jaoks, et tehke kõik asjad õigesti ära, õigeaegselt, ja siis me ei kiusa teid ka, ütleme siis niimoodi. Ja siis oligi, läksime siis SPK tegime ära, siis küsiti SPK lõpus, et kes kuhu minna tahab. Mõtlesin ka, et tulin küll, aga vaatad ümberringi inimesi, tegelikult tahaks autojuhiks minna. Lube ju saada, kõigil üle ja unistus on ju. Ütleme, et ma olen täna tagantjärele öeldes ikka thank God, et ma seda niipidi ei teinud. Aga ega mul võimalust väga ei antud ka, sest mäletan, kuidas meil vee peal oli ees, ütles, et nimekiri nii. Sina, kus sa minna tahad? Autojuht. Sina. Selge. Ja siis ta mäletan, kuidas ma vaatasin klassiruumist, ta tegi juba pliiatsi nakitulpa mulle ära. Ja küsis mu käest, et kus sa minna tahad. Ja siis antud perioodil vaatasidki, et on mul enam valikut. Et sa ju pliiatsiga märkisid õige kategooria siis ära või vale kategooria, kuidas sellel hetkel tundus. Ja siis saime naki tehtud. Aga siis see oli esimene, kui sa said hakkasid saama nagu juhtimisõpetajana? Tegelikult ma julgen öelda, et ma sain SPK-s ka seda. Selles mõttes, et kogu ajateenistuse vältel oli võimalus saada juhtimisõpet. Ma õppisin ettevõtlust ja projektijuhtimist ülikoolis. Keskkooli ajal olin õpilasesinduses. Võib-olla see olekski hea, vaata, et seal sa hakkasid saama esimest korda, läksid kaitseväkke, hakkasid saada esimest korda militaarset. Militaarset, jah. Et nüüd olekski hea, et nüüd sa jooksime sinna maani ära, et võtame kerime veits paar sammu tagasi. Et kui sa nüüd väike olid, on ju, mis juhi role modelid sul siis olid? Väike ja natuke vastuse võlgu, aga kooli ajal oli, eks meil oli ka tollel hetkel ikkagi kooli ajal alati kõige lihtsam ei olnud ja mingi hetk olid, mäletan vestlust, kus klassi ütles ka, et äkki peaksid pigem klassi vahetama või miskit. Siis ma ütlesin, et aga tekkis võimalus minna õpilasesindusse. Ta ütles, et aga vaata nüüd oma hindeid ja kas sa arvad, et see päriselt peaks nagu hea mõte olema.
2-3? Ei, tollel hetkel mõned 3 olid, aga ega me nagu pahad lapsed ei olnud, ma arvan, tagantjärele öeldes, aga tollel hetkel võib-olla ka priimused ei olnud, ütleme see niimoodi. Mõtlesin, aga ma ei tea, tundub põnev, see oli siuke 8. klass, see põhiiga võib-olla, kus siis mingid meeled möllavad. Ja siis ta ütles, et kui sa arvad, et sa peaksid sinna saama, sest õpilasesindus ju aukoht, sinna saavad ainult 4-5-lised, mitte ka need, kellel on mõned 3 või oskavad võib-olla midagi teistmoodi teha. Sain ka sinna sisse, siis olime 2 aastat, sain olla siis hea alluv võib-olla, ütleme niimoodi, ja siis oli vaja keegi õpilaspreisinduses presidendiks saada, paari sõbraga koos ja sõbrannaga kandideerisime siis kõik selleks presidendiks ja siis antud perioodil minule tuli siis see kohustus peale, et valimised, kõned ja muud asjad. Mis sa arvad, mis sind sinna viis? Või nagu, mis sul see oskus oli, mida teistel polnud? Et kuidas sinna jõudsid üldse? Mis need omadused olid? Ma ütleme, et siin on võib-olla hea rääkida see lugu, mis vend tuletas siin vanaisa juubelil väga hästi meelde, et väiksest peale, kui me käisime kalal või kuskil, alati õpetus ütles, et küsis, et kus me sööma lähme? Me noored lapsed, ütleme ju, ma ei tea. Ma ei tea. Ja me saime, ütleme, et ketukat on kindlasti valesti öelda, aga pigem selliselt, et te ei tohi vastata, ma ei tea. Ja meile tehti hästi noorena siis vennaga selgeks, et ma ei tea, ei ole võib-olla kõige parem vastus. Ehk siis vastusele küsimusele, kas küsimusele saad öelda kas jah või ei. Ja see võib-olla tekitas niimoodi ka hiljem siis vaadates või mõeldes selle momendi, et aga ma ei peagi ütlema, ma ei tea. Ja kui ma ei tea, ma ei pea näitama kellelegi, et ma ei tea. Ja see annabki mulle siis põnevama võimaluse proovida. Et eks mingid asjad on ikka, et kui me näiteks IT-st räägime, siis kui sa tõesti ei oska, sa võib-olla ei peaks igasuguseid komasid plusse, nulle ja muid vajutama minema. Aga kui me räägime nagu vale öelda võib-olla lihtsatest, aga sellisest praktilistest väärtust on see, ma ei tea, kruvikeeraja kasuta, nüüd ütlesin, ma ei tea, et on see kruvikeeraja kasutamine või mis iganes muu tegemine, siis võta kätte tee ära. Sest kui sina ei tee, sa jääd ootama, kuniks keegi teine selle võib-olla teeb kunagi ära. Aga kes see tark mees oli sul? Vanaisa. Vanaisa oli siis üks esimesi juhti, kes sind hakkas juhtima? Jah, et ju andis läbi isa, läbi onu head geenid veel edasi ja ema ja vanemate poolt on tulnud võib-olla süke hoolivust ja pehmust hästi palju juurde ja siis võib alati nagu tänada või süüdistada neid geene enda juures, et tuleb lihtsalt ära teha. Absoluutselt. Mul ka, selles mõttes, et mul, ma arvan, vanavanemad ja ehk siis vanavanaisad mõlemad kõik jäid teise maailmasõtta sõtta, kõik, kes mul nad olid üldse, ma olen neid kunagi näinud jäänud. Nüüd vanaisad kõik käisid Siberis, aga nemad kasvasid üles teise maailmasõja ajal, nad nägid juba seal, olid mingid teenagerid. Ja siis mul see vanaisa oli, üks vanaisa, mõlemad vanaisad olid nagu raudmehed nagu. Ja kui nad rääkisid, siis nad rääkisid ikkagi hoopis teistmoodi juttu. Kuigi üks vanaisa mul oli väga siuke avatud ja ta oli mingi Nõukogude Liidu meistersportlane ja üli nagu, selles mõttes, et mul jopas ka geenidega, ütleme niimoodi. Päris lihtsalt geeni ei saanud. Ja ta oli Kalevi, mu isa oli Kalevi poeg, nii et ma olen Kalevi poeg. Okay. Mul oli jopanud veel sellega ka. Ja siis teine vanaisa oli nii-öelda maamees rohkem. Ja ta oli ka nagu mingi stiilis siuke vend, kes oli 80, ma ei teagi, vanad ta täpselt suri. Siis ta oli see, et talitas oma loomi laudas, siis ta oli samal ajal südamerabanduse nagu, istus paku peal veits aega. Istus ära selle aja ja siis läks talitas loomi edasi nagu. Et nagu see mindset või nagu see siukest tolle aja inimestel oli nagu lihtsalt nii fucking niuke toughness. See on see täna, et lihtsam uusosta kui parandada. Ja just, et seal seda nagu ei olnud, et inimesed tulidki läbi raua nagu. Et kas sul oli midagi sarnast või kuidas sinu need läbinäemised tulid? Ütleme, et ma sinu näitel ütleks, et sul oli pigem ikka siuke päris karm ja konkreetne. Et mul, ma arvan, nagu see kogu kasvatuse osa oli hästi palju vabam. Ehk siis, et see on sinu elu, sinu otsus. Et isegi kui sa oled nagu juba noor või väike, ma ei tea, keegi, kes mõnitab või kiusab või on see mind, on see kedagi teist vahet ei ole, siis sina pead otsustama, mis sa teed. Et ma võin küll sind aidata toetada ja mõtte jaoks nagu
paralleele tõmmata on alati olemas, aga see on sinu elu. You have to do the tough decision. See on ülihea tegelikult, mida varem seda nagu hakatakse peale panema, seda parem. Et mul oli hoopis sellega ka, et mul oligi üks linnas vanaema ja nemad, need olid siuksed pum. Kõik oli nagu sõjavägi põhimõtteliselt. Ja see maal oli see, et neil oli 9 last peres. Siis seal oli täielik nagu reeglitu elu. Sest et kuidas sa jõuad majandada 9 last, ega jõuagi uksest välja ja tehke, mis tahate nagu. Ja siis seal oligi see, et sain nagu mõlemast maailmast nagu seda... Mingi poole kätte, jah. Ja, et see vabadust ja teist poolt ka distsipliin nagu, et see oli nagu ideaalne kombo nagu. Okay. Aga see kõlabki huvitavalt see, et sa said hakkama ja kuidas sa selle hakkama said siis, kui sulle anti valida noorena juba? No lihtsalt lõppkokkuvõttes tulemus oligi see, et tuleb ära teha. Ja ma arvan, et eks seal nagu see... Sa mäletad, kuna sul see mingi klõks käis või? Klõksu ma niimoodi sulle ajaliselt ei oska öelda. Aga ütleme, et siuke vastutuse võtmine ikkagi tekkis, ütleme, õpilasesinduse ajal. Sest siis said samal ajal teha trenni, said teha, ma ei tea, näiteringides käia, mis iganes. Ühesõnaga, iga, mis pakkumine tuli, heas mõttes võtsid vastu. Eks 9. klassi lõpuvestlustel on meeles ka, et kus öeldi, et kuule, tänaseks päevaks sa tegeled nii palju asjadega. See ei ole võimalik. Ehk siis sa pead me valima mingi suuna elus. Ja tagantjärele ikka oled mõelnud, et mis see suunavalik on, aga siiamaani võib-olla päris täpselt ei tea. Et ühtepidi on nagu hästi lahe, et sa saad katsetada, proovida erinevaid asju, mis annavad siis sulle õppetunde enda peal. Teise pealt võid ju alati vaadata, aga tuleb ikkagi ise ka need läbi elada mingil määral. Ja siis teistpidi tekitab siukse raske dilemma alati, et mis siis õige teha on. Et kas või, ma ei tea, tänase podcastigi moment, et Major Viitmann ka kirjutas mulle ilusti, on ju. Ja siis ütles, et näed, et sa oled päris hea reservteenistuse näide. Et see on nagu üks põhjustest, miks võib-olla võiks seda podcasti tulla tegema. Ja siis oled ka jälle selle dilemma ees, et tegelikult võib-olla väga palju endast niimoodi ei meeldi rääkida. Ja on hästi lihtne jätta mulje, et ma nüüd nagu kas kõvataks millegiga või kus see nagu fine line jookseb, ütleme siis nii. Et kus see piir jookseb ja siis ongi siuke dilemma. Et ühtepidi on mulle antud piisavalt palju võimalusi nende reservpäevade asjade näol, et tõesti võib-olla natuke rohkem silma paista, aga teistpidi nüüd tulla ja siis esineda kellegi ees öelda, et näed, ma olen tegija. Ma arvan, et see on see ego allasurumise koht, mis me oleme siin ka koolituste ajal. Ma olen saanud sinust väga hästi aru sellest, et see, kui ma ära tulin ja siis esimest korda mõtlesime, et hakata nüüd ennast esindama nagu online'is ja hakkame tegema mingi videosid isendast niimoodi. No siis see oli väga keeruline otsus, sest et sinnamaani me tegelikult ei nagu arvestas meid austa, siis me olime nagu rohkem vaiba all, vaata. Aga siis mulle meeldis see, kuidas Tšako ütles, et me oleme quiet professionals on ju, mitte silent. Ehk siis tegelikult on väga palju võimalik õppida sellest, mis me tegime nagu. Ja kui ma oma riigis ei saa ka rääkida mingeid asju, ma ei räägi mingist saladustest ega millestki, aga ma räägin nagu põhilist õppidest, millest võib olla väga palju kasu. Kui minul on niisugused halvad vastased siin idapiiri taga või kus iganes kohas ja ma ei saa oma riigis rääkida vabalt seda, mis ma tahan, siis ongi midagi valesti. Ja fuck it nagu. Nagu ei huvitanud kokkuvõttes see, aga nüüd see esimene samm teha seda, et rääkida sinna, arvestades seda oma enesekriitikat ja kõike seda muud üra sinna, siis ega samamoodi see, kui sa annad ühe näpu ja hakkad ennast kiitma, siis lõpuks võtab sul terve käe ja siis arvadki, et sa oled maailma naba ja sa oled kõige ägedam tüüp inimene üldse maailmas olemas, et ma ei taha anda isegi seda näppu mitte kunagi. Seepärast ma ise olen nagu sama meelt, et see enda kõvatamine, see on üks ohtlik libe tee nagu. Aga samas tuleb olla nii-öelda tagasihoidlik ja rääkida sellest, et kus kohas sa oled tulnud ja mismoodi sinna oled jõudnud. Sest et see on see, mida keegi tegelikult ei tea. Et kui palju grindi, palju higi ja muid asju seal taga on, et siia üldse jõuda. Ja sellepärast me sellega podcastiga tegime, on see näidata, et jumala palju on neid sõjaväelasi ja veterane ja üldse eesliin töötajaid, kes kooli ajal, nad ei viitsinud õppida, nad ei viitsi mitte midagi teha. Ja neid noori inimesi on väga palju, kes tol hetkel ei sobigi võib-olla sinna sellesse konteksti. Aga see ei tähenda seda, et sa ole edukas nagu elus.
ja see on nagu üks see nagu põhiline nagu asi ka, mida rääkida, sest me alustame algusest peale, et rääkidagi, milline see inimene täpselt on ju. Aga see avamise koht, ma saan väga hästi aru sellest, mida sa mõtlesid selle all. Et ta on raske alati, jah. On, ja eriti veel sihukestele meestel nagu. Ehk siis uhkus ja ego ja mida teised minust pärast arvavad ja kõik see sinna juurde. Kuigi täpselt samamoodi oli mul see, et tegid esimese video. No ma vaatasin, et see on normaalne sita nikerdis lihtsalt, vaata. See ei kõlba mitte kuhugi. See oli võib-olla mingi 32 võte juba mul. Ikka ma ei olnud rahul sellega. Ja siis ma saatsin lõpuks oma turundajate rindele, et küll see on jumala hea. See sobib täiega jumala hästi. Mina hakkasin sealt igat sõna taga ajama ja mida iganes, vaata. Eks mul oli liiga palju aega selle jaoks lihtsalt, et tegelikult ei olnud vaja seda prillikivi taga ajada. Perfektsust nii olemas ei ole. Perfektus mõistes nõus, jah. Ja, et kuidas sa nüüd, oletame, et sa, kus meil see jutt pool jäi seal, on ju, et olid seal ühesõnaga koolipingis on ju. Siis oli nagu hästi hea oligi see õpilasesinduses olemine selles mõttes, et said esimese nagu juhtimiskogemuse, mitte siis küll militaarses mõistes, aga said seal ja väga tugevasti on nagu meelde jäänud see moment, et õpi inimestega hästi suhtlema number 1 ja õpi neid selles mõttes tundma, et rollid ongi erinevad. Ehk siis ma mäletan, kuidas meil olid mingisugused arutelud, dilemmad selle üle, et peale koosolekut keegi tuli ütles, kuule, aga vaata, see kutt seal näiteks üldse ei räägi. Et miks ta siin on? Et mina arvan nagu, mõlemad ju noored inimesed, mina arvan, et see peaks minema taga rääkima, et miks ta ei osa ei võta ja ei hinda ja ei oska kaasa aidata. Ja siis samal ajal, kui ma ei tea, kell 8 hommikul helistati koolist, et kuule, et kõik aula on sassis või mis iganes mingisugune probleem oli, siis tema oli see number 1 inimene, kelle sa helistad, sest ta teadsid, et tuleb alati kohale. Vahet ei ole, mis kell on, mis aeg on, mis koht on, ta on see inimene, kellele nagu sa saad loota. Sest isegi kui sa, ma ei tea, Facebooki gruppi kirjutad, siis ma ütlen seda, ma ei tead juba mitmendat korda. Ühesõnaga, antud kontekst on muidugi natuke teine. Et kirjutad kuskile Facebooki gruppi, et hei kutid, tulge nüüd kohale, jõle kiiresti on vaja 10 kätt, teeme selle asja kähku ära, 9 ei tule. Ja see oligi siuke hästi põnev väljakutse, et kuidas ma nüüd teen sulle selgeks, et see inimene siin nurgas, kes võib-olla natuke vaiksem tagasihoidlikum tänases päevas, on äärmiselt vajalik osa sellest meeskonnast, et see üleüldiselt toimiks. Ja kooli ajal me saime nagu seda inimeseõpetust ütleme siis praktiseerida ja ka teoorias ühe sõbra ema oli siis meil koolis ka tugikeskuse juhataja tolle hetkel, kes andis neid tunde ja tänu sellele sai võib-olla natuke teistmoodi alati üritasid võtta selle mingi õppetunniselt kaasa. Aga see on päris hea, et teil siuke võimalused oli. Et kui mina mõtlen oma aja veel tagasi, siis kui meil olid need õpilaskogu esindajad, mis iganes, meie mõtlesime, et need on mingi nohikud nagu. Nemad on nagu need tüübid, vaata. See oli nagu meie nagu tüübiline mõtlemine, sest see oli see, kuidas seda ka müüdi. Just kui nagu seda näha meil, et see on nagu, see oli nagu see, et tublid ja need asjapulgad, need kõige edukamad, nemad lähevad sinna, nemad teavad mida asju seal vaata. Nagu ma alguses ütlesin, siis mul oli klassijuhataja mõistes oli, selles vestluses oli sarnane mõttekäik, et seal peavad tublid olema. Aga meil sattus olema nagu minust eelnev siis president seal, kes suutis teha sellele väga hea süsteemi ehitada ülesse. Ma niimoodi pool tagasihoidlikult arvan, et mina aitasin seda natukene populariseerida. Ehk siis kui mina kandideerisin, seal oli ala 10 kohale oli 6 tahtjat. Kui meie aastal tekkis see võimalus, et kes tahab tulla, siis rekordhetkedel äkki meil oli alla 2 vaba kohta ja 20 inimest tahtis tulla. Ehk siis me saime selle nagu toodud ära, et see tegelikult on päris lahe asi. See on põnev võimalus. Just nagu juhtimismeeskonnatöö kogemusena see, et sul on mingi oma punt, kellega kuskil vahetunnis käia, oled sa koolis rohkem avatud või rohkem kinnine. Ja see kogemus on ikka väga hea. Just. Ja kui sa seda sellisena müüksid, kuule, kes tahab saada väga heaks juhiks ja see aitab seal hoopis teistmoodi, samamoodi nagu ka ajateest võib müüa väga valesti, vaata. Ja ka samal ajal ütlen, et seal juhina olid ka mingites hetkedes päris keerulistes momentides, et ma võiks öelda, et see ei olnud nüüd nagu minu vastutus, aga samas see oli minu vastutus selles, et kui neid vestluseid tegid läbi, töövestlusel ju keegi väga käinud ei ole, kui ta just suvetööle kuskil ei ole läinud. Ja nende vestluste käigus sa näed inimesi
enda muidugi subjektiivsel hinnangul, kellel on vaja siia meeskonda saada. Sellepärast, et kui me saame temaga koos tööd teha, siis tõenäoliselt avaneb ja temast saab nagu, see on talle palju vajalikum kui võib-olla sellele meeskonnale. Ja teistpidi on jälle see, et aga kurat, see vend on ju äss. Noh, ma tahaks, et see äss oleks siin meeskonnas. Ja jällegi, on see tagasi vaadates öelda õige sõna või kuidas iganes, siis see oli ka selline hästi põnev dilemma alati, et aga mis siis teha, sest piiratud arv on ju kohti. Kas võtta nüüd see ja anda siis võimalus kellelegi, kes võiks nüüd hakata särama noore inimesena, sest me oleme ju kõik 15, 16, tollel hetkel võib-olla juba 17 on ju. Ja mis siis teha? Eks me katsetasime ühte ja meeskonnana olime piisavalt võib-olla hea tugev, et katsetasime ka teist. Ja muidugi oli ka inimesi, kes vaatasid, et täielik teemant. Aga meeskonna töömõistes teda sobima siia on hästi keeruline panna. Ja võib-olla mõni jäigi tollel hetkel siis meeskonnast välja lihtsalt sellepärast, et sa võid olla staar, aga antud kontekstis ma peaksin, meil on vaja meeskonna mängijat ja me peaks 15 inimest muutma, et sina saaksid särada või olla. Et see on nagu keerulisem. Aga see, kas teil nagu toetati siis nagu teoreetiliselt ka kuidagi või? Keegi aitas teid, toetas teid? Eks meil see sama tugikeskuse juhataja, sõbra ema, oli see, kes oli siis meil nii-öelda kooli poolt määratud aitama. Just, aitama. Et saime ikka mingid koolituspäevi teha. Ja ta oli ka siis üsna asjalik, tundub. Ja siiamaani on hästi asjalik ja ütlen, et neid... Ja mis tema puhul sulle meeldib, mis tema puhul mis tegi teda asjalikuks või miks teda kuulasid üldse? See on väga hea küsimus, et üks on kindlasti see, et ta oli koolis mingil määral see inimene, et keegi ütles, et kuule, temaga on vaja rääkima minna, siis keegi ei tahtnud rääkima minna, sest nagu sa teadsid, et ta oskab leida võib-olla sinust selle õige vastuse, aga sa ei taha talle seda öelda, sest võib-olla see oli hea, võib-olla see oli halb asi. Ja see sõprussuhe kindlasti ka nagu määratles, aga pigem võib-olla kõige õigem või ausam ongi see, et öelda, et sa austasid teda lihtsalt. Ehk siis sa andsid talle võimaluse, et äkki see, mis ta räägib, on ka oluline. Et kooli ajal ikka ju sa pead samamoodi ka kaitseväes, sa pead ju jumala eest keegi ei tohi öelda, et kaitsevägi on lahe koht. Sest kui sa ütled, et sa oled lahe koht, siis nüüd sul on terve tuba täis, ma ei tea, 30 meest, kes vaatavad sulle otsa mingi, kuule pugeja. See ei ole nii, on ju. Ja sealt ütleme, nii siis tema kui ka kaitseväe võib-olla paralleelis ongi see küsimus, et aga kas sa oled pugeja? Et kui sa teed midagi lihtsalt sellepärast, et see ära teha, keegi peab selle nagu nii ära tegema. Nüüd on kõrval istuda ja chillida, nokkida nina öelda, et kuule, et pugeja, et vaata sa ainult teed seda ja kolmandat, et tegelikult ju keegi peab seda tegema. Antud kontekstis sattusin või mingil põhjusel olen see mina, kes seda täna teeb, on ju. Et seda nagu fine line'i seal jälle on hästi keeruline. Ja mul oli ka me olime esimest korda me olime välismaal mingil koolis, läksime koolidele oma meeskonnaga ja siis oli üks tüüp, kes on ka praegu meie meeskonnas ja temaga oli meil lahe see, et tema oli nagu noorem minust, mina tulin just valikut läbi, olin 2 teise tüübiga ja siis me olime kõik koos selle koolis ja siis oli üks hetk, et ma kogu aeg nagu üritasin meeskond aidata nagu. Ehk siis ma mõtlesin, ma vaatasin kogu aeg teiste järgi, et okei, kõrdi, kellel on rullmatt on maha jäänud, et okei, seda on vaja. Ma ei tea, kuidagi nagu juba olin millegi pärast lambist eos, vaatasin kogu aeg seda nagu rühmavanem veits. Et okei, kõrdi, kus saab keda aidata, kellel sul pole kaitsnud peal, miks sul pole äkki aitanud tood midagi ära. Ja siis ühe korra ma tõin oma tiimi seerule mingi põlvekaitsmed või ma ei mäleta, mis asi on nagu mööda koridori, läksin, võtsin ära, ütlesin, kuule, et sul ei maha, vaata. Et sul vist jäi maha, see ei jäänud, et ma tahtlikult ei võtnud. Ja siis kõik teised nägid, vaata. Siis ma läksin lonksin tagasi, vaata niimoodi. Kõik vaatasid, okei, selge pugeja, vaata. Ja siis olime juba kuskil Ungaris või ma ei tea, me olime osa vahel. Ja siis oli täpselt sama, mingi sarnane olukord, kus ma ei mäleta, mis ma seal täpselt tegin, ja me olime ringkaitses ja tegin midagi, siis ma läksin ütlema selle samal ühel tüübile. Kuulda, et tee niimoodi, vaata, sest et ta, suuru keskis nagu. Ja siis ta ütles mulle, et tere, sa oled pugeja, vaata. Ma panen sulle kohe siis samad luuga, vaata. Mida käes, vaata, pärast teeme, vaata. Siis ma vaatasin, et mis asja nagu. Et sa saad jumala valesti aru minust, vaata, tegelikult.
ja siis meil olime põllu peal nagu ja siis oligi, et davai, põhimõtteliselt põllu peal me olime tegelikult juba seal Sofi tiimis nagu ja siis oli meil siuksed konfliktid sees, vaata, aga see oli meil nagu selles mõttes ettevalmistusaeg ja noored tüübid ja alguses alustasime ja siis pärast, mis me tegimegi, oligi see, et ma rääkisin ja tegime koosoleku, kus me pidime kõigi ees rääkima sellest, kes on pugeja ja kes ei ole ja mismoodi keegi mõtleb ja siis me suutsime kuidagi ära leppida, loomulikult meil läks tükk aega ja nüüd me oleme väga head sõbrad nagu aga see esimene moment oligi see, et mina tegelikult tahtsin katta oma meeskonda, et aidata mis iganes asju teha. Ma ei teinud seda üldse selle tagamõttega, et ma tahan pugeda kellelegi või midagi, aga lihtsalt see jäi mulje selline ja sellest tekkis väga palju konflikti kohe ja tegelikult oli ülisitt olla seal see pugeja, sest et tunduski, et ma olengi pugeja nagu, siis mõtlesin, et rääkima olengi pugeja. Jah, no see ongi see siuke hästi veider dilemma, et teiste, sest sa ju tahad olla ikkagi natuke osa oma rühmast või meeskonnast, isegi kui need ongi 40 inimest üle Eesti kokku pandud ühte tuppa, erineva taustaga, erineva vanusega, tehke. Et siis kui kõik ütlevad, no ma pean ka olema ju osa sellest kõigist, aga võib-olla siis nagu niimoodi öeldes on ka üks juhi omadustest, et sa julgedki nagu eristuda ja sa ei võtagi seda osa isiklikult, et lõppkokkuvõttes ikka kindlasti õhtul igaüks mõtleb, et jälle see vend arvab, et ma tegin ainult selle pärast. No ma ei teinud. See töö, et võib-olla seda asja ka, mis iganes see asi siis on, teha on väga nagu raske taustaga ja see tulenebki see, et ma näen õhtul võib-olla 5 tundi vaeva, et lugeda, õppida, näha, selle jaoks, et homme tundubki, et kuule, aga tal juhtubki, ta teebki niimoodi. Ta oskabki seda asja. No, enamasti oskused on need, mida tuleb treenida ja harjutada, õppida. Ja teine asi, mismoodi saabki nagu päriselt sellest ka lahti, ongi see, et kui sa seletad lihtsalt, kommunikeerid selgelt, kuule, ma teen seda tegelikult selle pärast, et me saaksime seda teha, seda niimoodi. Ja nüüd, kui mul on temaga head suhted, siis sellest on kasu meile meeskonnale. Ja aga jällegist 40 testosterooni täis noort meest, kes peavad seal olema, kes ei taha olla. On, konteksti mõistes on alati nagu keerulisem ja rääkimata, et kui sa siis siin Patare või veel suurema üksuse ees oled. Et see on siuke, ütleks ka, et alati on olnud keeruline asi, et kui kodus kapi peal on mingid medalid, auhinnad või mis iganes, keegi külla tuleb jumalest või rääkida, aga nüüd nagu teha selgeks, et jah, ma olin see, ma sain nüüd mingisuguse auastme juurde või mis iganes ja nüüd te peate mind nagu rohkem kuulama, see ei ole sellepärast, see on ikkagi sellepärast, et ma olen ära teeninud selle, aga seda ei tohi kunagi või seda ei tohi hõõrda kellegi linna alla. Teised on neist kadedad lihtsalt. Just, sa eristud ja eristuda ei ole ju hea. Ja absoluutselt mitte, et sa jääd silma liiga positiivsena ja see on ka halb. Hall mass on palju parem olla tegelikult. Äärmustes on keeruline mängida. Ja aga teine asi, mis ma tahtsin, mis mul tuli mõte oli see, et kui seal koolis oli, et te ütlesite 15 inimest sai sinna, et mis tegelikult takistaks nagu tervel koolil suht asja teha nagu? Nagu, et kõik saaksid. Keegi peab juhtima seda asja. Ja saan aru, aga teemegi 10-15 punti, sega rühmad, värgid, ma ei tea, anname mingi muu taski. Peab leidma kool kellegi, kes juhib 10 punti ja seal tekibki see, ühesõnaga liiga laiaks minemine ei ole kunagi ka hea, sest väikse meeskonnaga. Aga samas see kogemus oli üli hea sinu üle, kogemus oli. Aga nüüd enamus inimesi koolist seda kogemust tegelikult ei saa sealt. Ei, aga vaadates siis tollel hetkel ka soovijaid, aga enamus ei tahtnud ka. Et või ei olnud valmis või siis on hea öelda, et võib-olla keegi ei pushinud neid, et enamasti ikkagi on vaja ju, koolis on parimad õpetajad tavaliselt tagant järele need, kelle tundides on kõige suurem vaikus ja kelle tundidesse sa lähed niimoodi, et natukene värised. Okei, nii, ma elan selle üle. Ma loodan, ma saan tehtud ühte, teist või kolmandat pidi. Et see osa teebki nagu siukse asjad, sa pead tahtma. Ja keegi peab sinusse uskuma või siis sul peab see nagu tõestusmoment tekkima. Et see on ka võib-olla mingi siuke hea asi, et see sama, mis ma nagu eelnevalt rääkisin selle, et ma ei tea, aga ei tohi öelda või otsusta ära või nii, siis ongi see tõestamise asi, et kuule, et kas sa oskad seda asja? No, ma ei tea, ei. Teeme. Ja nüüd sa tõestad natukene iseendale, see ei ole nagu jälle selle pugemise eesmärgil tehtud, et paitada ühte teist ja kolmandat, vaid sa tõestad iseendale, et I can do it. Ja see ei ole ju, võta see samm väiksemateks tükkideks,
lahenda ära ja sa jõuad lõpptulemuseni. Ja kui see on halb lõpptulemus, you did your best. Et selles mõttes kooli ajal, tulles küsimuse juurde tagasi, siis ongi keeruline, sest neid kohti on piiratud arv. Aga elus on ka niimoodi, et tööle saab 2 inimest, sest 2 inimest on tööle vaja. Kui suur see kool oli üldse? No antud aastatel me saime Eesti suurimaks kooliks, sest kui me eksi, kas meil oli mingi 1200 või peale õpilast või oli 1500. Ainult 15 õpilast sai selle võimaluse? Tollel hetkel jah. Et tahtjaid tuli aina juurde ja eks me ise ka mõtlesime, et et aga kes meil keelab muuta selle 15 numbri kuskil põhikirjas praegu 20 või 25. Aga noore kogematu juhina on sul abilisi palju tahes, siis keegi peab sulle kõik ära haldama. Ei, absoluutselt. Ma seda üldse ei arva, et see lihtne on. Tekib selles mõttes see prioriteetide küsimus, et see õpilasesindus või mis iganes muu kooli väline tegevus, mis sul koolis on, see on kõrvaltegevus, sest koolis sa pead olema koolis õppima. Et nüüd, kui keegi hakkab nagu oma hinnetes kukkuma või ei keskendu enam sellele põhiülesandele, et saada haridus ja tegeleb kõikide kõrvalasjadega, siis see võib-olla ei ole ka, ei täida seda nagu nüüd, kui sa võrdled seda, mis sa said nagu sellest projektist sealt, mis oli kooliväline ja versus see, mis sa said mõnest muust õppeainest, siis kuidas sa ise seda võrdleksid, kumb kasulikum oli elu mõistes? No isiklikult ma suutsin kuidagi balansseerida enam-vähem asjad niimoodi ära, et mu ütleme, et taustlugu see selleks, aga et hinded olid korras, kõikide kooliväliste asjadega, mis ma sain tegeleda, et sellest ma kindlasti olen ka tänulik koolile, et mingites asjades tuldi vastu, antigi see võimalus, et näed, jah, tollel hetkel võib-olla me ei ole number 1 kool, ala reaalkool või mis siis alati on teada, on need priimus koolid, aga samal ajal mul on võimalus antud tegeleda hunniku asjadega ja ikkagi olla ka hariduse mõistes siis saada see pigem hea haridus kindlasti kätte. Et selle laveerimine ongi võib-olla see nagu põhipunkt või sõnum või mõte, et kui sa suudad ikkagi teha nii, et sul on koolis asjad hästi ja see hästi, siis see ongi see kõige nagu parem õppetund. Et ma ei hakkaks ütlema, et ainult see kooliväline osa oli hea. Ei mõtlegi kooliväline osa oli seesama see projekt lihtsalt, et see tegelikult oli ka kooliga seotud ju. Ei, ta on kooliga seotud, aga lihtsalt, et ma ei tahaks nagu täpsustada, et see pigem ongi see kombo, et kuidas sa saad noore inimesena õppida, on siis aega juhtima või planeerima, kuidas iganes seda keegi kutsub selliselt, et sa saad tegeleda kõigega, mis sa tahad ja samal ajal võib-olla veel natuke olla isegi sõpradega sotsiaalne ja teha kuskil pidu või 2 või mis iganes 3. tegevust. Aga kas teile õpetati ajaplaneerimist või midagi siukest? Või see oligi see eraldi kurrikulum jälle või? Ei, ta seal natuke ikka põrgatas läbi, aga meil otseselt ei õpetatud, see pigem tuli jälle vajadusest. Et ma teadsin, et ma tahaks seal olla hea, ma tahaks seal olla hea, no siis tuleb teha. Ja hästi palju oli kindlasti puusalt tulistamist ja panemist, aga jälle, kes see hindaja on, et kes ütleb, et kas see on 5-vääriline, 4-vääriline, 3 või 1-vääriline. Et selliselt nagu see minu jaoks õppetund oligi hästi hea, et lihtsalt tee nii hästi, kui suudad. Kui sa tahad teha 10 asja, sa leiad selle jaoks võimaluse. Et mul endal oli nagu mälutreeningud said selliselt tehtud koolis, et päeviku kasutamine muidugi alati ikka ju kohustuslik teema, kuidagi ei tulnud üldse hästi välja. Proovisin ühte teistpidi neid note kirja panna ja et näed, mul on vaja see teha. Enamasti hommikul ma elasin koolis 6 kilomeetrit teemal, sõidad kooli, oled nii, täna nüüd on see päev. Ja kogu siis kooli ja peale kooli elus ma vist julgeks öelda, et ma olen nii-öelda sellisel kujul 1-2 olulist asja, kus ma olin lubanud midagi, ei ole juhtunud, aga et lihtsalt, et ongi iga päev võtad oma päeva ette ja ei ole mõtet päris siin 5 aasta pärast tulevikku veel vaadata, et elamegi step by step, päev by päev. Aga see ongi huvitav, et igaühel tegelikult kujuneb välja see mingisugune süsteem, mida ta ise teeb, on ju. Nüüd huvitav ongi, et kuidas oleks nagu võimalik aidata noortel või inimestel või isegi täiskasvanutel nagu jõuda selle oma süsteemini. Et sina jõudsid selleni, et sa lihtsalt proovisid igasugu asju ja lõpuks leidsid mingi süsteemi, on ju, mis ongi tõenäoliselt üks väga efektiivne variant. Aga nüüd, kui sa mõtled nagu, kui me jõuame sinna, mismoodi militaarne, see põhimõtteliselt oleks võrdline sellega, et siin on sulle mehed, siin on sulle relv, mingi testige, vaadake, kuidas te kõige paremini meeskonna tööta saate nagu.
et sul ei ole seda instruktaaži seal kõrval selle jaoks, et kuidas anda natuke ennegi näpu näited, vaata juba. Ja kas seal võib-olla ongi see, et see peab tulema sult endalt hästi palju. Sa pead ise tahtma. Isegi kui sa ei tahe, nagu ei väljendugi sõnas, et mina tahan teha seda, siis kuskilt seest poolt peab tulema see soov, siis tuleb sulle võimalus ja siis sa saad teha. Ja ütleme, et raske on võib-olla öelda, et kuskil õppekavasse struktureerida ära, et näed, et nüüd on nii ja nii ja nii, et loovõpet ju tehakse koolides praegu minu meelest, kui me eksi, siis aina rohkem ja rohkem, et proovitakse olla hästi paindlik ja selliselt. Aga nii nagu on heade asjadega ja halbade asjadega, et kui mind, ma ei tea, näiteks keegi mõnitab, siis ta mõnitab mind seni kaua, kuni mina ütlen, ma ei taha, et ta mind mõnitaks ja võtan midagi ette ja teen midagi ära, selle jaoks, et see mõnitus enam ei oleks mõnitus, vaid võib-olla nüüd juba muutub komplimendiks. Aga seda saab teha, et mul võib aidata, ma võin käia rääkimas kellegi juures, keegi kuulab mind, keegi annab mulle mõtteid, sõbrad toetavad, vanevad mõtlevad kaasa ja nii edasi, aga kui sa ise ei taha, siis seda muutust ei tule. Sul on midagi siukest tunda kunagi? Ikka saanud seda kogemust ka kogeda ära, et elu on tekitanud väga palju võimalusi ja siis ühel hetkel ongi see süke, et nii, aga miks ma pean olema see tossike seal nurgas kuledesti öeldes? Ma ei pea olema see. Tulge eest, ma näitan. Hold my beer. Just, hold my beer. Ma suudan teha asjadest parema asja. Alati see ei saagi kõigile meeldida. Võib-olla ongi siin mingites hetkedes liiga palju, sa oled liiga rõõmus, ühte, teist ja kolmandat. Juhtub, aga kui sa saavutad mingi tulemi mingi hetk ikkagi kätte või keegi panebki nagu kuskil võib-olla tähele, et kuule, tegelikult tänu sinule või tänu su teole või teole, millega võib-olla keegi ei teagi, antud sinu puhul samamoodi võib-olla hea öelda, et keegi ei teagi, mis sa teinud oled, aga tänu sellele, et sa oled midagi teinud, kuskil on keegi mingi muu inimene saavutanud mingi parema tulemuse. Midagi sa oled kellegi käima lükanud positiivsest kuskilt või tegemas mõjutanud teda, see on kõige suurem reward üldse. See on nagu, see ei ole, sa ei saa sellest mingit raha, aga sa saad sellest selle hea südame tunde. Ja tunde kätte, jah. Ja see on ülioluline nagu. Nii, aga ühesõnaga tegite oma projekte ja mis te nende projekti tulemusena siis juhtus teil? Saite mingi projektid tehtud ka või? Ei, saime ikka oma jagu asju tehtud ja käis aina rohkem inimesi ja tegime rohkem tegusid ja tekkis rohkem võimalusi ja siis ühel hetkel saigi kool ilusti lõpetatud, sai selle eest oma tänud ja tänada loodetavasti olen neid kõiki inimesi juba tänanud, aga tänada kõiki neid inimesi, kes kooli ajal nagu olid toeks ja kes aitasid selle nagu kaasa mõelda. Et see tundub, et see oli nagu ideaalne lihtsalt. Et sattus nagu õigel ajal, õige võimalus, ma ütlen siuke. Nii nagu varasemalt rääkisin nendest hilisematest näidetest, et ülikooli said viimasena sisse, kaitseväkke said viimasena sisse, on ju. Vale öelda, et esimesena nagu välja tulid ja see võib-olla kõlabki nagu valesti. Aga tulid välja selliselt, et ise oled rahul ja võib-olla tagantjärele keegi vaatabki, et äkki ongi süsteemis mingi viga, et kui see inimene sai siia kuhugi viimasena sisse või ta oli see low end, mis iganes näitajate pärast on see siis viielisus koolis või liiga tõsine olemine või anna võimalus ja üllatus tuleb sealt võib-olla kus kõige vähem ootad. Jaa, absoluutselt. Et kui sa ei anna, siis sa tegelikult teada ei saa. See on ainult assumption. Just. Ja assumption is a mother of all fuck-ups. Sealt hakkab kõik pihta. Jah, on aja eelduste lause kaitsevest. Ja nii, ühesõnaga, ja tegid siis sama selle keskkooli ära, siis mis siis sai? Siis oligi vaba aasta. Mis su eksami tulemused olid? Olid tubli poiss või? Põhikooli ja keskkooli lõpetasin põhimõtteliselt ikkagi 4-5 ära kõik. Nice. Et võiks ta niimoodi öelda, et üks väike pinnuke võib-olla ei seal silma, aga mis see oli? Ei ole oluline. Ei taha rääkida. Aga see on, et 4-5 olid suures pildis tunnistuse peal kõik olemas. Okei, ühesõnaga mul oli, ma võin ära öelda, mul oli, mina keskkoolis käia ei tahtnud väga palju. Sest ma avastasin ikkagi pokkeri avastasin enda jaoks ja alkoholi ja igasugused äged asjad. Olen kuskil podcastis kuulasin, jah. Ja siis mul see nii hästi tund välja ja see oli ka ma sain vist eesti keele kirjandi sain 25 punkti vist pidi saama, et läbi saada üldse. Ma sain 27. Siis mis veel oli geograafia oma pidin tegema seda Tallevo teha,
selle sai mingi, ma ei tea, 49, mingi 100 vist. Siis oli inglise keel, selle sai mingi 53. Ja äkki pidi ajalooga tegema või ma ei mäleta. Ühesõnaga, ma valisin kõige lebamad asjad, ja siis sain täpselt läbi. Ja täpselt nii hästi ma sealt läbi saingi. Ehk siis... Eksamite mõistes võin öelda, et ma ei olnud selles mõttes priimuste seas, siis ma tegelesin väga paljude kindlasti muude asjadega ja põhjendusi, vabandusi võib igaüks leida, aga keskpäraste seas ja võib-olla gramm parem ikkagi lõpptulemusena oli. Ja mul olid jah 3-4 kõik, aga käitumine oli hea. Ehk siis suhted oskasin luua, see oli põhiline. Nii, aga okei, aga siis see ühesõnaga seel sai läbi ja mis siis hakkas pihta seal? Kool sai läbi, vaba aasta, ülikooli ja vaba aastaga tekkis ka võimalus, et sai siukse ühesõnaga me alustasime siukse ametiga nagu saunameistrid Eestis ja sai mingi uue põneva asja luua tollel hetkel ja siis tegime seda, läksid kooli, käis välismaal tagasi ja siis algaski kogu kaitseväe osa. Et vahepeal Kreekas töötasin hotellis, basseini ääres basseinipoiss ja siis sai surfama hakata ja muud asjadega selliste lõbusamate tegemistega tegeleda. Miks sa kohe ülikooli läinud? Ma ei... Hea küsimus. Ma ei osanud enda jaoks selgeks teha, mis on see, mida ma õppima peaks minema. Ja lihtsalt minna mitte õppima midagi või midagi minna õppima lihtsalt õppimise pärast. Ütleme niimoodi, et kui me siin juba 2 aastat hiljem peale keskkooli vaatasime oma klassikaaslaste statistikat, kes läks õppima, siis õnnelik, meil oli kuskil 25 inimest, kes lõpetasid keskkoolis. Õnnelik, kes tuli sulle nii, kuule tead, ma tegin koolis seda, ülilahe. Oli 2-3. Paar tükki oli teil, kes nii, et ei, nice, teen. Ja oli ka ikka omajagu neid, kes olid siis vähemalt meie lennust kas ära tulnud vihkama jäänud ühte teist või kolmandat. Ja ma arvan, et nii julge ma ei olnud, et kunagi keegi ütles mulle hästi kuskil baaris, siis olin tööl ja siis sattus nagu baarmeni juures ikka vahel räägitakse oma elust ja olust. Ja siis ütles, et näed, et mina läksin õppima mingit väga kreisit eriala, ütleme, mingid inseneriga seonduvalt eriala, ma ei tea mitte midagi. Maitat vihkan, aga ma läksin õppima lihtsalt selle jaoks, et ennast distsiplineerida, et I can do it. Kas see on hea valik või halb valik on jälle iga ühe nagu enda otsustada, aga see lõi küll sükse korraks niimoodi, et endale mingi plahvatuse pähe, et väga, väga põnev lähenemine, et võib-olla ma ei peagi minema ülikooli õppima seda, mis ma tahan veel õppida, sest ma ei tea, mis ma tahan noor ja peale hakkamist täis ju see hing selja taga kuskil on, aga et võib-olla just õppimise pärast minnagi õppida midagi, mis ongi Rates Challenge. Et see on nagu alati variant. Ja see on alati päris hea variant on ju. Aga see variant, et minna ja vaadata, mis maailmast tajuma, on tegelikult päris hea variant. On. Eks meil oli ka neid, olime sellel ajal, kus Austraalia ja ühte teist ja kolmandat ja raha pole vaja ja tuleb miljonitega tagasi ja nii edasi. Et olime ka osa nagu sellest ja mõned läksid tegid ja siiamaani oma nagu kogemustega rahul, aga eks see välismaa osa annab nagu hästi palju seda avardab silmaringi just, ja suhtlemisoskust ja seda, et mõtled küll kodus diivanil filmi vaadates, et kurat, et seal tõenäoliselt on jõle hea elu. Lähed nädalaks puhkama, vaatadki, et kõik on nii õnnelikud, inimesed ainult siin hotellis naeratavad ja baaris on nii õnnelikud ja ühte, teist ja kolmandat, aga kui sa näiteks ülikooli formaadis lähed, siis kui sa nagu räägid seal kohalikega juttu või teiste Erasmuse inimestega, siis näed, tuleb välja, et ka neil on tudengilaenud, neil on vaja kodu leida, neil on vaja seda, teist ja kolmandat ja nii edasi. Ja nende mured on täpselt samad, lihtsalt see keskkond on võib-olla täiesti natuke päikeselisem või midagi muud. Ja siis olid seal mitmes riigis või? Kreekas olin pool aastat enam-vähem ja siis tulid päevaks koju. Vana sa olid siis? 21 äkki või? Jah, miskid sellist. Ja siis tulid koju päevaks, vahetasid reisikohvris asjad ja läksid kohe järgmisse riiki tagasi, kuna kooli oli juba natuke hiljaks jäänud. Ja siis oli Portugalis oli siis välissemester, kus jälle sai hästi palju näha, mis nagu
seal siuke, ei oska öelda, kas nüüd juhtimisalasesse mõttesse, aga oli põnev, oli see, et üksinda või kahekesi kuhugi väljamaale minna on tegelikult päris cool. Sest seal olid seltskonnad Lätist, seal olid Rumeeniast, Itaaliast ja nii edasi. Hispaaniast oli eriti suured, kes tulidki gruppidena Poolast ja kuskilt mujalt, kes olid 10-15 grupiga. Iga kord, kui nad keegi õhtusööki tegi, oli poole õhtusöök, poolakad läksid sinna, stiilis. Kui sa olid see üksik võitleja või üksik hunt, siis kui said natuke läbi ka inimestega, siis sa said iga õhtu käia kellegi seltskonnaga suhtlemas ja andis jälle sükse laheda võimaluse, et ma kujutan ette, et kui ma oleks ka olnud Eestist siin 10 läinud, siis me olekski eestlastega 10 koos olnud lihtsalt teises riigis. Aga nüüd oli võimalus, et mine katsu, vaata, proovi, vestle, noh. Kuidas sinna Erasmuse programmis saab üldse? Pidi olema jälle kõige tublim või midagi? Ei, see on läbi ülikooli, esimese aasta vist pidi ära olema äkki ülikoolis ja siis teisest aastast oli võimalus partnerülikoolid, partnerpraktikad, antakse nimekiri, ettevõtlusprojekti juhtimine. Okay. Ja kuidas see oli? Põnev. hästi pikk oli mu ülikooli aastad, et lõputööga läks ikka omajagu aega, aga lõppkokkuvõttes tuli see ära teha. Ja kaitses käid sa peale seda või? Selle ajal. Okay. Et mul jäi siis lõputöö osa jäi õhku, enne kutsuti siis kaitseväkke vahepeal. Okay, aga nüüd milline see projektijuhtimine on, millest see üldse koosneb? Kuidas seda õpetatakse siis tänapäeval ülikoolis? See on, esimene aasta on siuke üldettevõtlusained, teine aasta lähed natuke spetsiifiliseks, 3. aasta juba käid vähem koha peal, teed rohkem kodus ja siis on lõputöö esitamine. Okay. Et tänaseks on sellest, kus ma päriselt õppisin ka juba 7 aastat äkki möödas või natuke peale, et ma päris täpselt jään õppekava mõistes vastuse võlgu, aga ütleme, et siuke, mis sealt kaasa annab hästi palju võtta, et on erinevad lähenemised, ehk siis kuidas mõni õppejõud üritas mingi läbi põneva mängu või läbi põneva projekti teha sul selgeks, et näed, tehke. Meil ala oli sotsioloogias oli vaja teha filmist analüüs inimeste kohta, ehk kuidas keegi käitub, mis ta teeb, miks ta teeb ja nii edasi. Ja siis me mäletame kursuse ajal mõtlesime ka, et sa nuga, sa pead jälle mingi hunniku paberit valmis kirjutama, et no kellel seda vaja on. Ja siis küsisime õppejõu käest, kuule, kas me tohime ise enda filmi teha. Mõtlesime, et susserdame võib-olla natukene niimoodi asja ära, et endal ka põnev projekt, pole kaameraga niimoodi ju keegi koostööd teinud. Ja õppejõud ütles, et jah, et ei ole küsimuski, siis tegime mingisuguse totaka lühifilmi endal valmis, endal hästi lõbus, hästi nagu põnev ja sotsiaalne tegevus jälle ja kooli välisel ajal kindlasti panime sinna nagu oluliselt rohkem aega, kui oleks see, et vaata üks film ära ja kirjuta A4 selle kohta valmis. Ja siis tegime selle filmi valmis, andsime õppejõud, oot. See ei olnud see, mis me kokku leppisime. Te pidite küll filmi tegema, aga siis selle kohta analüüs on ikka vaja. Ühesõnaga lõpuks saime selle kohta siis ikkagi oma A4-d nii-öelda valmis kirjutatud. Aga suures pildis ülikoolis põnev oli see, et jälle natukene välismaal käinud, midagi näinud, kodus midagi teinud, tööl ka juba käinud. Ja annab sulle selle, et kuna ma tollel hetkel töötasin ka spaas, siis ja juba nii-öelda juhtivamal positsioonil natukene, siis sa hakkasid paralleele tooma, et sõber, kes oli ka kõrval, tollel hetkel ülikoolis ei olnud käinud, kui sattusid mingile suurema tähtsamale koosolekulauale ja öeldi mingid spetsiifilisi sõnu, räägiti mingid teemadel, siis neid klikke oskasid nõks, paremini kokku tuua ja aru saada, millest tegelikult räägitakse. Et see, et me siin räägime TripAdvisori hindamisest või mis iganes on nagu tore, aga millest kuidas me päriselt selle paremaks saame. Aga kuna sa nagu tööl läksid? Tööle tegelikult ma läksin juba 11. klassis põhikooli ajast või keskkooli ajast või. Siis oligi paaris hakkasid juba tegema kõrvalt asja? Ei, tuli leida endal vaja raha, et välja sõpradega minna või ühte teist ja kolmandat teha ja siis oli mõte, et jälle miks mitte. Et neid lollusi jõuab teha, aga samas kui aja sisustad ära mingite tööde ja muudega, siis on ju kättepidi parem olla. Okay. Ja siis peale ülikooli ajal, mis sa tegid siis kõrvalt? Ülikooli ajal oligi, teksin mingid baarikeikasid ja natuke mingid sauna asja ja spaade teemat, et nendega hoidis nii palju, kui võimalust oli.
et seal oli nagu võimalust vähem, sest Pärnus ka madalhooajal tegevust leida on, aga võib-olla mitte nii palju kui tahaks. Ja nädalavahetustel kuskil ikka said siin ühe kiire põksu siin teha või kiire põksu seal, kui vaja oli. Aga kuidas ülikoolis nagu praktikaga on? Et tundub, et on hästi palju, nagu seal konkreetselt selles oli kohustuslik. Just, iga aasta, et meil rakenduskõrgharidus. Rakenduskõrgharidus, okei. Sa teadlikult valisid selle rakendusliku või? See lihtsalt oli üks võimalustest ja vend kunagi alustas ka seal samas ülikoolis käimist ja natuke oli arusaam, et see siuke ettevõtlus ja projektijuhtimine on siuke suur ilus sõna ja kõik oleme ettevõtjad ja nii edasi, et äkki see on selline hea koht, kus mingi algust teha. Et kindlasti võiksin lihtsalt tööl ka käia iga päev ja siis öelda, et oled oma eriala best, aga tegelikult ei ole võib-olla alati nii. Teesid on mitmed. Vahepeal on vaja lihtsalt selle jaoks, et vanaisa kunagi ka jälle seletas sain ju hästi ära, et vahel on nii, et siin on üks paberite hunnik ja siin on tingimused, kas sa saad siia poole või siia poole, sõltub sellest, kas sul on see lõputunnistus käes või ei ole. Ja on see siis põhikool, keskkool, kõrgkool, magister, doktorantuur, mis iganes, vahel on nii. Ja kui sa ükskõik kui kõva vend sa oled, ükskõik kui hästi sul elus ei lähe, kui sul mingit paberit ei ole ja sa mingi hetk otsustad oma elus, olles noorem, vanem, vahet ei ole, et tahaks nüüd eriala vahetust teha, siis ei pruugigi saada. Ja siis sa astud nii mitu sammu tagasi, et sa võib-olla juba peale vaadata sa oled, et kurat, see ei tundu hea plaan. Ja siis sa jätad jälle selle võimaluse üldse kasutamata. Eks see ongi, jah, tuleb hinnata on ju, ja vahel sa võid kõik õigesti teha, kõik õiged paberid olla ikka saa. See on ka alati võimalus. Et alati kunagi ei tea, et seda, aga see mõttes annab sulle kindlasti päris palju, ja oluline ma arvan see, et sa ise võtad maksimumiselt lihtsalt. Et sa pead ise lihtsalt tegema seda, keegi teine sind siin lõpetama ei hakka, et sa ise pead seda tegema ja see on lahe, et sa nagu tegid kokkuvõttes kõrvalt tööd ja tegid kõik neid asju sinna kõrvale, et see annab kohe seda, et saad selle panna ju praktikasse mingil määral. Et päeval on teooria, tore õpid on ju, kõrdi 8-5, siis lähed päriselt tööle ka veel. Et mida ma alati öelnud nagu tänapäeval on ka see, et kui inimene läheb tööle kuhugi 8-5 on ju, siis kui sa saad teistest paremaks, siis koolilapsed õpivad peale kooli ja lähevad koju ja hakkavad õppima. Ja nüüd, mis on meie täiskasvanu inimese vabandus, et meie teeme 8-5 tööd ja siis eeldame, et me nüüd saame paremaks läbi selle, et me käime 8-5 tööl või. Et kui sa käid kuskil koolis, siis sa ju õpid peale seda kooli ja siis sa saad nagu veel paremaks ja paremaks ja paremaks ja paremaks ja paremaks. Et see lihtsalt ei tule nii lihtsalt, et sa teed ainult 8-5 nüüd asja ja siis arvad, et nüüd sa saad kõige paremaks selles. See on ikka meeletu töö. Algul teooriat ja siis praktikat. Ja, teooria, praktika ja kõik käsi käes on ju. Nii, okei. Ja siis ühesõnaga õppisid. Ja siis lõpuks ühel hetkel. Jah, tuli kaitseväkke minna ühesõnaga. Et kuna seda... Tahtsid siin minna või? Ei, nii nagu ma enne ka mainisin, et see pigem tulenes antud perioodist, kuna Kaitseressursside Ametis keegi oli vaadanud, et mul peaks olema ülikoolis 3 aastat ülikool tehtud. Et kui seal ju see avalduse vist saab teha peale aasta või kohe peale keskkooli. Esimese aasta iganes, jah. Aga ma tean, et avaldust enam teha ei saa, et lähevad asjad nii nagu lähevad ja siis oligi minu nii-öelda ülikooli aastate arv oli justkui paberi peal täis ja nüüd oli vaja minna. Et ja ülikooli lõpuni läks veel peale omajagu aastaid, kui see lõputöö sai ka tehtud, ütleme nii, ära. Ja siis kaitseväkke ma läksin, ma olin 23 juba, aega teenima. Selles mõttes oli, julgustaks on võib-olla vale öelda, aga ei soovitaks võib-olla isegi kohe peale keskkooli minna aega teenima. Ei soovitaks. Ei soovitaks. Ja seda just sellepärast, et kui lihtsalt ühtegi plaani ei ole, kindlasti see ei ole kõige mõistlikum. Aga kui sul on võimalus teha aastakene võib-olla tööd, saada natuke täiskasvanikumaks, mõelda võib-olla juba mingeid teistmoodi mõtteid, et ilmselgelt see võrk ei tohi minna liiga suureks, sest siis sa juba oled 25, ütled, mul on juba naine, lapsed, see ja töö, ma nüüd küll aega teenima ei lähe. See ei ole kindlasti nagu eesmärk, aga kui sul on võimalik anda selline vaheaasta, siis selle vaheaastaga sa võid saada selles mõttes enda mõtte nii palju paremini jooksma, et kui sa nüüd kaitseväkke lähed, minul oli siis 4-5 vaheaastat, ütleme siis kaitseväe mõistes. Ehk kui ma lähen sinna
ja ma näen, et leitnant karjub mu peale, siis ma võib-olla saan natukene kiiremini aru, et ta ei karju minu peale. Ja ta karjub võib-olla sellepärast. Või ta ütleb, et tehke ära ja ma saan natukene paremini, see jälle ei ole nii-öelda enese paituse mõistes, aga natukene paremini aru, miks ta ka käsib või palub või ütleb seda teha. Sa oled juba nagu inimesem, kogenud inimesem nagu, ja kus sa kogemus saad ikkagi seda päris elust. Just, et sul on vaja seal võib-olla nagu see just mingisugune töökoht ära katsetada, näha, et näed, et tööl ei ole võib-olla kõik nii ilus, et ainult nagu koolis, et siin hoolime su eest ja paitame ühte, teist ja kolmandat. Et võib-olla on natuke teistmoodi. Ja minu just mingi hetk siin käisime korraks ühel põksul vahepeal, ütleme siis nii, ja siis nägin ühte kolleegi, tollel ajal siis ajateenistuse ajast kolleegi, ja siis ta ütles ka, et näed, me vist olime kõige vanemad enda nii-öelda vähemalt rühmas, kes me seal olime. Mina mäletan, et meil oli üks oli 27 nagu ja tema, ma vaatasin, tal oligi raske. Tal oli 3 last juba. Ja tal oli mingi korteri laenud ja mis iganes asjad ja ilmselgelt tema koht olekski tegelikult pidanud olema kodus vaata. Jah, võib-olla gramm kaugele lasta, et sa lihtsalt mõtled küll, et ma hiljem lähen, aga tõenäoliselt su elu teeb mingit piisavalt vingerpussi, et see päris nii... et kui sa 1-2 aastat võtad vahele väga hea on ja teedki midagi, millega sa saad võrrelda, siis nagu veits oksad asjad paika vaata rohkem. Sa saad selle mingisuguse teooria tausta taha ja sa saad praktiseerida seda ajateenistus. Jaa, absoluutselt. Et aga nüüd muidugi ei ütle, et mina seda ainult praktiseerimas seal käisin ega miskit, aga lihtsalt, et nagu inimsuhete tasandil on võimalus hästi palju võtta teistsugune hoiak ja jälgist, kes ütleb, kes on hea või halb, aga teine hoiak, et näha ja aru saada, miks keegi nii teeb. Ja see on see, ja mitte karta küsida ja võib-olla ka karta ennast teistmoodi nii-öelda lolliks teha natukene, et mingid antud olukorrad nõuavad, sa näed, et kõik su kaasvõitlejad, keegi ei tea mingile asjale vastust, aga küsida on ju tobe. Keegi ei saa seda lolliks teha, just, kõik peavad uhked olema, siis võib-olla sul on natuke rohkem julgust seda küsida, sest tegelikult ka ma tulin siia, et nagu midagi selgeks saada, tehke mulle selgeks. Et pluss, nüüd siin mõni sõber on käinud vanemas eas ka ja mõni veel läheb, isegi tutvusringkonnast aega teenima, et see on tänaseks päevaks ka, kui sa vanem natuke oled, sa võtad võib-olla seda isegi kõlab hästi imelikult, aga ajateenistust kui puhkust. Sellepärast, et hämmastavalt lahe on, et sul ei ole kohustus muretseda sellepärast, kus ma magan. Sul ei ole kohustus muretseda sellepärast, kas sa süüa saad. Jah, võib-olla on kuiv toidupaki päev ja võib-olla söödki oma hernekeitat, mis ei maitse kõigile. No mis iganes, aga tegelikult su kõik põhivajadused on täidetud. Saad olla füüsiliselt liikuda. Just. Keegi ütleb sulle, mis teha, pead mingi kell ärkama ja kui sa oskad seda võtta, kui noorena sa ei võta seda puhkust, sest see on keegi, kes käsutab sind ja sul on ju kooli. Aga ikka on sõltub sellest, kuidas sa mõtled on ju. Jah, aga et tegelikult päris elu on ju veel raskem. Et kui sul on see puhkuse võimalus võtta seal. Me oleme samamoodi võrdnud seda, et kumb on lihtsam, kas olla missioonil või elada siin päris elu nagu. Ja kohati on lihtsam olla missioonil lihtsalt. Sest, et loomulikult sõltub, kui perses su missioon on ju. Aga seal on sul, sa tead täpselt mida teha. Sa tead, kui sa just ärkad, sa tead, kus su vastane on, sa tead nagu, sa ei pea muretsema samamoodi söögi pärast, joogi pärast, mille pärast. Sul on teatud kohas, sul on meeskond, sa tead, et see on hea meeskond, sa oled kokku treeninud, sul on üks eesmärk ja tegutsed ja teed asju. Ja palju lihtsam on elada. Tuled siia, kõrad, keegi ütle midagi jälle, mida teha. Peab ise hakkama mõtlema. Pead kodus oled, mõtled, et okei, nii tahaks palka maksta saada, peaks tööle minema, maksud on ka maksta vaja, okei. Need on ka vaja taha, üürid, värgid, särgid ja ei olegi lihtne. Ei olegi, jah. Et praegu nüüd ju tuli välja just see uus seadus ka ju, et saab taodelda intressi osa ka ära, et kui sul on kodulaen või midagi peal kaitseväkke minna, ajateenistusse minnes, siis nüüd aitab vist riik, ma ütlen, ma ei ole väga kursis sellega, aga aitab riik ka sul nagu need intressid ära maksta, mis kõlab nii, et nüüd see ongi ju nagu... Need on hea aeg minna, saad maksuvabastust ka veel, on ju? Just. Siis ajateenistus ju alati on see sõprus ja kamraadlus, et leiad nagu, kui sa leiad sealt 1-2 sõpra juba eluks,
siis mida vanemaks saab, vähemalt siin ma muidugi ei ole piisavalt vana, et selliseid võib-olla lauseid öelda, aga mida elu edasi, seda vähem on ju kohti, kus sa uusi sõpru saad. Et lihtsalt tänavalt enam neid ei leia, töö juurest võib-olla saad ühest kohast. Ja see on järjekordselt see uhkuse teema, et ega see ei lähe, kuule, mul oleks sõpru. Jah, kõlab ju hästi veider asi, mida kellelegi öelda. Et otsin sõpru 40 aastaselt, hakkan sõpru otsima endale. Ei suht keeruline. Et neid nagu, põgusalt siin positiivseid külgi nagu on ju torkinud, et rääkimata siis praktiseerimisest ja lihtsalt ka see, et ütleme siuke kõlab võib-olla natuke valesti, ma olen päris mitme sõbraga ka rääkinud seda mõtet, et aga ajateenistuses sa näed keskliiget ja näedki äärmuslikust äärmuseni inimesi, kes elavad Eestis, kes on mehed, kes on naised, kõike versioone. Ja siis sa saad ka nagu endale natuke võib-olla tagasi peegeldada või aru saada, et kas ma olen olnud hea inimene, kas ma olen tõesti võib-olla kurikaelsusega natukene liiale läinud või kuidas on nagu võimalik panna mingid meeskonnad siis juhtimise mõistes on ju tööle, sest ja ma olen samamoodi rääkinud, et seal on inimesed, kes ei taha seal olla, inimesed, kes tahavad seal olla, inimesed, kes on ükskõik ja sa pead selle grupi dünaamikast läbi saama ja how it works, et make it happen nagu. Aga kui sa nüüd läksid SBK-sse, kas sa kartsid ka midagi või? Ma võtsin selles mõttes suht rahulikult, et kuidas SBK läks? Ma julgen öelda, et hästi. Selles mõttes see on nagu üks äärmus, kes me siin sõpradega asjadega oleme rääkinud, siis üks äärmus on, et best time, sest siis on nagu väga reglementeeritud kõik, et sööd nii palju, jood nii palju, jalutad nii palju, teed seda nii palju. Väga, mingis mõttes öelda väga nice, lihtsalt selle pärast, et see on fixed time, sa ei tohigi magada, mis tähendab, et ma olen istun kellegiga silmast silma, räägime siis. Ja hea aeg, kus siis neid, jällegist öeldes siis sõpru leida, ja inimestega nagu vestelda ja aru saada. Et karta nagu küll midagi seal ei ole, see, et seal pead võib-olla olema mingi 10 päeva metsas või rohkem või vähem, jälle, part of the journey. Et ma arvan ka, et sealt on lahe õppimismoment on see, et ebamugav olukord ei ole alati halb. Et see võib tunduda peale vaadates üli ebamugav, aga lõpuks viskad kasarmus oma riided maha, paned relvad asjad ära ja siis saad aru, et lebo rännaku oli. Ja sa hindad seda panust, see ongi raske, aga siis, kui sa selle raske särdeid, siis on niisugune sitaks seal. Sest hiljem nagu nakkide muudajadel on neid uuendusi tuleb küll juurde, aga ma arvan, et siin aastaid veel edasi sa oledki, tegelikult tahaks natuke selles ebamugavas olukorras olla, et kui mul niipea kui mul mugav hakkab, siis ma ju saan ennast vabaks lasta. Ehk siis, et sa hakkadki, kes läheb metsa jalutama, kes läheb rännakuid tegema, kes vahetab ameteid, variante miljoneid, aga et sa otsid järsku, saad aru, et seal mingites ebamugavates olukordades keegi ütles, et issand, ma pean 20 kilomeetrit jalutama ja 50 kilo seljas. Mina muidugi suur mees öelda raske, et ma väike mees olen, et võib-olla ei tundu liiga keeruline kõrval, võib-olla mõni vaatab, et kuule, aga see on 2 korda minu kaal, mis iganes raskustest me räägime, et kuidas ma peaks sellega hakkama saama ja siis teebki ära. Ja inimene saab aru, et mul on mingid limiidid, mis ma tean, et on mu piir ja siis on veel hunnik maad, kuhu minna, kus midagi katsetada, kus proovida hakkama saada, et selles mõttes karta ei ole midagi ja tuleb lihtsalt olla avatud mõtlemisega. Muidugi, ja alati ma olen suga 100% nõus, et pigem on õppida nii palju, sest seal on ju hunnik inimesi, kes tulevad oma kogemusega ja saad nendelt õppida ja sa saad endale päris hea networki, kui sa nagu ehitad suhteid ja sa ei tea kunagi, kus sul nendest nagu kasu läheb, ja mina võin öelda sellest, et need, kelle ma teenistuse jooksul suhtlesin, kes on nüüd Wise'is või kus iganes pool nad on nagu. Ja nendega on jumala suhelda nagu niisama lambist. 10 aastat hiljem ja vahepeal üldse rääkinud on ju. Näed, tšau, kuule ma teen siukest asju, lahe värk. Tulevad niisama vaata ja suhtlevad. Ja see on ainult puhtalt selle pärast, et tol hetkel sa suutsid suhted ehitada normaalselt ja võtsid seda kui nagu päriselt mingisugust asja, mis on kasulik. Et kui mina läksin sinna, ma olin 10 kilo, ma olin 85 kilo vist kaalusin. Ehk siis mina olin umbes 10 kilo ülekaalus tol hetkel juba. Ehk siis on, aga ei olnud üldse mugav olla oma kehas. Ja siis esimese 3 kuuga kohe, ma olin mahajääja.
ma jooksin järgi, mind lükati lihtsalt, üli fucking nõme oli. Lükati, kuni esimesed 3 kuud lükati lihtsalt põhimõtteliselt. 2 kuud võib-olla. Ja siis mingi hetkel loomulikult mul oli põhi all tegelikult, nagu varasemalt. Lihtsalt mul lihtsalt elu oli nii hea. Et ma lihtsalt... Liiga mugav oli ja kõik oli, ja istuv oli see pokrimäng ka, ja koolis kõik. Ja siis oligi see, et ma füüsilist seda üldse null tegin nagu. Ja siis läksin sinna, seal tõmmati käima ja siis vaatasin, okei, this is the shit. Et näed, tuled siia, natuke orbitakse, ehk siis see keskkond, kus sa oled, on ülioluline lihtsalt. Kes on sinu ümber nagu? Aga mina ütlen ka, et mul joppas taas kord sellega, et sain väga heasse väeossa, sain väga heasse rühma, sain heasse jakku, mis iganes tasandil võtta. Aga mis selle heaks tegi? Inimesed ja juhid. Et legende on igasuguseid, et kes kuskil kuidas lajatab ja kui nii-öelda ebaprofessionaalne või mitte see on, aga eks me ise proovisime ka olla tublid, aga lihtsalt peab joppama natuke sellega, et sa saad endale ülema, kes on mõistev. Et koolist jällegist ju tuled, siis on lihtne nüüd, et ma nüüd tean, ma tulen ja näitan ja teen. Yeah. Et see, et sa mu peale karjud hommikust õhtuni, aga sa tahad, et me jalutaksime siit sinna, las me jalutame. Toeta meid. Ja anna meile see võimalus, me läheme jalutame, me näitame, võib-olla jalutame kõige kiiremini selle teekonna läbi. Võib-olla jookseme selle ära. Eks seda anna võimalus. Targalt tuleb teha seda, mitte lihtsalt lahamriga pähe ja hurra. Ja SPK õpetab ka hästi, et nagu seda tagasihoidlikkust natuke, et jah, võib seal olla kogu aeg, et vabatahtlik ja mine ja tee. Aga teisalt alati ei pea minema. Et meil on 40 meest, ühel hetkel keegi vaatab võib-olla ülemõttes ka imelikult, et tore, et sa oled nagu inertsi täis, et sa tahaks minna, aga meil on 40 meest, nii nagu sa ütlesid kooli ajal on ju, et võimalus oli ainult 10 või 15 saada mingi kogemuse osaks, jätta ka teistele see võimalus, et ära alati on ju... Ei pea tormama ees. Just. Et selles mõttes selliseid põnevaid momente on nagu väga-väga palju, mis võikski vast rääkima jääda sellest. Ja nüüd meil ongi see, et kuna me alguses jõudsimegi sinna NAK-ini, ehk siis selle noore allaohvitseri kursuni, ja siis me rütsime tagasi algusesse, rääkisime sellest, milline see arengutee on. Ja võib-olla räägid nüüd, mismoodi see NAK oli, et kuidas see erines võib-olla varasemast juhtimise kogemusest või kuidas see lisas sinna juurde mingeid asju või mis selle tegi heaks? Seal jällegist meil läks ülemaga väga hästi, et leitnanti, kes meil oli, siis siiamaani väga, väga palju häid õppetunde andnud eluks ja oluks. Erines ta võib-olla sellest, et kui selle sõduri baaskursuse ajal just kui see on siis ühtlustamisprotsess, mis tähendab, et ükskõik kui kõva tegija sa oled väljaspool või ükskõik kui mitte kõva tegija sa väljaspool olid, praegu on kõik sama pulga peal. Ja eks seal on alati seda ego osa natuke raske on ju tagasi, aga kurat, ma ju olin seal, ma ei tea, jõutõste number 1 või ma olin mingisuguse suur ettevõtte omanik või ma ei tea, ma liigutan siin 100 miljonit iga päev raha mõistes on ju. Nüüd mind hoitakse samal liinil nagu keegi, kes ei ole võib-olla elus ühtegi asja saavutanud ei enda ega kellegi teise jaoks on ju. Et seal oli ka inimestel ka omajagu muresid, aga nüüd NAK-i ajal siis hakati selle peale nagu üles ehitama. Ehk siis, et kedagi SPK lõppis ka rühma ülemad, vanemad tundma, kes sa oled ja noorem allaohvitseri kursuse ajal oli siis võimalus selle peale ehitama hakata. Ehk siis näed, ma juba tean natukene, et sul võib-olla sellele mehele sobiks see tegevus rohkem, sellele mehele sobiks see tegevus rohkem ja kuidas nüüd nagu siis heas mõttes on ju ära kasutada seda tugevust. Ja NAK-i jälle karta pole miskit, tunde veel käis, said rohkem natukene põllu peal ringi liigelda ja siis minna NAEK oli meie ajal oli siis NABK ehk noorem allohvitseri baaskursus ja NAEK ehk noorem allohvitseri erialakursus ja siis ühel hetkel saidki siis oma eriala teada, et näed, ma olen tulejuht, selge, ma hakkan õppima seda ja harjutan selle asja jaoks. Aga inimeste juhtimist oli ka? Ikka, selles mõttes, et see osa baaskursuse ajal ikka sul on. No kuidas sa seda võrdledki nüüd eelneva kogemusega, mis sa varem oli õpetatud sulle elu jooksul?
Inimeste juhtimist oli üldse niisugust stiilis? Ütleme niimoodi, et see kaitseväest üleüldiselt võib-olla nagu, mis on hea võtta kaasa alati, on see põhiülesanne või eesmärgipärane tegevus. Et varem võib-olla on jäänud, ma ei tea, Ameerika filmidest või kuskilt mulje, et sa pead olema konkreetne, sa pead tegema hästi palju või siis teistpidi, et et juht olla, siis sa pead kõik detailselt välja planeerima, et see põhiülesande ja eesmärgipärane tegevuse mõistes pigem on just see, et kuule, meil on vaja panna punktist A, punkti B, kuidas te lähed, minge. See on up to you, see on sinu otsus. Hajutid juhtimine. Just, ja see osa on nagu see, mis on vist kõige rohkem niimoodi kaasa andnud, et peale seda, kui tööle läksid tagasi, siis samamoodi olid, et nii, keegi ülemus tuleb, ütleb, et kuule, meil on vaja seda teha. Mille jaoks? Miks? Mis sa saavutada tahad? Tee mulle selgeks enda mõte, ma seedin, proovin sellest aru saada ja kui veel hästi läheb, siis peegeldan sulle vastu, et kuule, kas ma sain õigesti aru, et sa tahad, et me teeksime selle ära. Selge, saime õigesti aru, nädala pärast näeme, aitäh. Mis on eesmärk, mis on lõpptulemus ja lasme meetodi ja mõtleme ise välja. Just, et seda nagu sai hästi palju siis trillitud, praktiseeritud ja jäi külge. Ja suhtluspoole pealt, mis nii-öelda pärast siis elus ka nagu teenindussektoris, mida aina rohkem ja rohkem nagu rääkinud, et suhelge ja vastake üksteisele. Et isegi kui me oleme nii hästi kokku töötanud meeskond, mida teeninduses enamasti selles mõttes on keeruline, sest see tööjõu voolavus on väga kõrge, ütleme siis niimoodi, et kes vahetab kohta ja kes makstakse kinni kuskil, siis see on nagu hea nagu paralleel siia võib-olla tuua on, et sa võtad suvel töötajad, näiteks 20-30 inimest, sa saad augustikuuks valmis meeskonna, kes juba teab, kuidas nad toimivad, siis nad lähevad laiali, siis nad lähevad kõik kooli, kuna tegemist oli hooajalise tööga, kooli lapsed ja vaja on pärast võib-olla 5 või 10 inimest. Et see on nagu keeruline. Ühesõnaga. Aga kui sa tuled tagasi selle juurde NAK-i juurde, kas sa nagu teadlikult võtsid sealt selle nüüd tsiviilellu, kui sa pärast läksid, et näed eesmärk ja see oli seal niimoodi ja nüüd me kasutame seda niimoodi või see tuli? See tuli selles mõttes loomulikult, et et seda nüüd viimased 11 kuud oled saanud päevast päeva nagu aru, et nii ja nii ja nii. Aga see tuligi tänu sellele nüüd, nagu sa ütlesid, et kui sa ennem lähed kuhugi tööle ära juba, siis sa saad aru, milline see maailm on. Just. Nüüd sa saad head tööriistad sealt juurde, aga kui sa ennem kogemus pole, siis sa lihtsalt hunniku tööriistasid, aga sa ei tea, kus neid kasutada. Jah, siis sa pead neid punkte hakkama connectima ise tagant järele, et see läheb nagu keerulisemaks. Kui sa olid juba seal, kui sa olid kaitseväes või ADS, kas sa siis juba said aru, et seda ma saaksin kasutada nüüd seal tsiviilis seal niimoodi või? Mingil hetkel mäletan, kui seda vaba aega tekkis rohkem, kus mõtled elu üle ja tegemiste üle, siis natukene said seda nagu põgusalt enda peas nagu läbi käidud, et all right, see tundub mõistlik ja eks ikka koolist tulenevalt ja muudest asjadest, et kurat, et kui ma enda ettevõtte teeks, siis ma teeks kindlasti seda asja nii, et alati see, kes on süüdi mängu mõistes, et siis ma ju küll ei oleks süüdi. Et seda nagu natuke see teadlikult tehtud, aga ma olen, pigem ta tuligi lihtsalt loomulikult, et tundub suht mõistlik, näed seda asja, ma olengi natuke juba mis iganes põhjusel elus niimoodi teinud, siin saab veel paremini seda teha. Et selles mõttes see noorem allohvitseri kursus kokkuvõttes läks taaskord hästi sujuvalt. Meil oli veel, andis võimaluse niimoodi, et tollel hetkel läks Veebel, kes meile määratud, oli vist põlveoperatsioonile, kui ma eksi, ja siis meil jäi see koht nii-öelda natuke õhku. Rühma ülem vale öelda, et üksinda oli, aga me ütlesime, et kuule, aga me ei tea, mis veebeldamine võib-olla tähendab, jällegist, see me ei tea, nüüd ütlesime vähemalt me, mitte ma, aga et veebeldamine on uus asi, aga me aitame hea meelega kaasa, et meile tundub, et see on just kui on varustuse hoidmine, leidmine, kontrollimine, see on toetamine selles, et me nii-öelda kontori poolt siis nimelt back office, et me ei tea ja seda me ei aitagi, et see läheks võib-olla natukene paljuks, aga et kõik, mis me saame teha meeskonnana, me teeme ära, sest meie enda jaoks on ju üks ülem vähem
keda kuulata, ehk siis me oleme ise enda heas mõttes ülemad, kui me suudame hoida, keegi ei kaota täna midagi ära. Nice, cool. Keegi ei kaotanudki, väga lahe. Et tekkis nagu selline hea võimalus juba ka olla samal ajal siis toeks enda rühma ülemale. Ideaalne. Jah, ideaalne võimalus ja siis me seal mõne kaasvõitlejaga tegimegi siis kõik vastavad tegevused ära, üldiselt tulime plussist tagasi rohkem kui miinuses, nii et see oli ka siuke hea proovikivi. Said nakki tehtud erinevad õppetundid sealt kätte, mis edasi jäi? Võib-olla nakki tagasi tulles või viimaseks asjaks, mis seal nakis nagu oli lahe, kes üks vee peal tuli ütles, et mis andis selle veebeldamisele veel nagu võib-olla mingi laheda mõtte juurde, oli siis, et tuli, olime üles livistatud, ütles, poisid, et aru saaksite, ma ei ole siin, et teid trukkida. Jah, on ju, kuidas ilusti öelda, et ma ei ole siin selle jaoks. Minu peamine ülesanne on teile leida vahendid ja võimalused, et teie saaksite olla kõige paremad, kes te olla saate. Ja see oli nagu siuke lahe mõte, mis jäi ka nagu töö juures ja mis ma ise kuskil mingit koolitust kunagi nii-öelda läbi viinud. Sama mõelda, et lihtsalt ma ei saa teie eest seda ära teha. Ma olen siin, sinu juhina, sinu ülemana, et anda sulle vajalikud tööriistad nii hästi, kui me saame. Kui sa ütled, seda vaja, leiame lahenduse, toome selle, teeme seda niimoodi, aga palun. Ja minu ootus on, et andke siis need tulemused, mis nende vahendite pakkumisel siis oodatud on. Ütleme siis niimoodi. Ja ma olen alati niimoodi mõelnud, et ülema ülesanne on anda nii palju ressursse kui võimalik ja eesliin teab täpselt, mida nendega teha. Nad ärge otsustage nende eest, sest et ei tea. Et nii kaugel sellest, et laske nende otsustada, mida neil vaja läheb oma töö tegemise jaoks. See on nagu väga, väga, väga hea, et sul siuke inimene oli, kes niimoodi ütles. Väga paljudel, minul ei olnud siukest inimest, ma nii-öelda. Ta oli meil põgusalt oli, aga tuli ühel hetkel ütles ja siis see oli siuke kuidagi põnev mõte, mis sa jäid mõtlema pärast. Mul oli ka, mul ka jopas teiega, sest et minu nakis olid tulid Afkist 2 meest, Šiitov ja Aro Hallab, kes hakkasid meid siis nii-öelda trukkima ja meist tegema nii-öelda neid sõdureid. Ja kuna nad tulid just otse Afkist ja neil oli ülihea drill ja teadsid täpselt, kuidas maastikul liikuda ja kuidas üldse süsteem toimib, siis nad tegid nagu nii hea kooli sellest, et nad olid nagu väga asja juures asjaga ja just värskelt tulnud ka. Eks nad põhimõtteliselt õpetasid välja meid, just kui nagu me võiksime koos Afki minna võtta. Et see mõttes, et nad andsid ka väga head nõu kogu aeg ja tänu ühele sellele ka, et kuna mina tahtsin olla, tolleks ajaks ma sain aru, et ma ikkagi tahan kaitseväes olla, kuigi enne ma ei tahtnud üldse minna, siis ma sain aru, et ma tahan minna. Ja siis oligi mul see koht peale nakki, et mina mõtlesin, et ma tahan nagu vee peal olla, ma tahan seal põllu peal olla ja ma olin kindel, et ma lähen juba Sofi. Ja siis ma küsisingi selle ohvitseri käest, et kumba sa teeksid, et kas mul on mõte minna sinna aspirantuuri on ju, või siis olla ja arendada ennast siin nakist ja ta ütles, et mine aspirantuuri, et siis sa näed lihtsalt suuremat pilti ja saad palju parem kogemuse, sa näed järgmist levelit, järgmist kohta, kust vaadata ja see avardab sinu silmaringi uuest positsioonist ja sa saad juhtida juba 30 inimest on ju, nagu nii-öelda lõpuks. Ja siis mõtlesin, okei, et mul oli kindel, et ma ohvitseriks ei hakka niikuinii kunagi, et ma tahan fucking põllu peal olla ja olla seal, ma ei taha mingit paberitööd. Ja et paberitööd ma teha ei taha nagu, aga siis see andis mulle jumala võimaluse ja tegelikult see toetas täiega pärast lõpus, et lihtsalt ülioluline on need inimesed, kes sul on ja neid kuulata, mida nad sulle ütlevad ka. Ja see kõik on ainult võimalik siis, kui sa ise lood selle suhte nendega. Ja sa austad neid ja võtadki nendelt inimestelt nii palju, kui neilt võtta on. Ja omad seda väikest empaatia võimetut. Just, absoluutselt. Ja see eitaks suhted ja lõpuks on sellest väga palju kasu. Ja mitte ainult sulle, vaid kogu kõikidele, sinu meeskonnale ja kõikidele, kui sinul läheb hästi ja sul võtaks head nõu, siis saad seda esanda teistele. Nii, aga peale nakis, mis siis sai? Siis saime oma meeskonna kokku, vist äkki harjutasime natuke veel ja siis aspirantuur. Läksime siis Võrru. Eks see aspirantuur on siis reservrühm olema baaskoolitus on ju? Jah. Eks siis nüüd on siis umbes 30 inimest, et kuidas neid juhtida?
põhimõtteliselt mõte on siis, kuidas oma rühma juhtida, mis 30-40 äkki. Ehk siis tuled baaskursusele, alguses on 3 kuud või 2,5 kuud on siis siuke baasõppe, kus lüüakse sind nulliks, siis hakkad, osadeks valitakse välja juhid, osades saavad kuldpildurad, spetsialistid. Kes lähevad autojuhi kursustele ja siis hakatakse seda süsteemi kasvatama kokku, et siis selle 11 kuu või 10 kuu lõpuks saaks siis päriselt meeskonnad kokku, kes siis sõja ajal hakkaksid opereerima nii-öelda ühesuguse pundina. Siis see NAK-i osa ongi see, kus saavad siis nii-öelda põhimõtteliselt arendatakse välja nii-öelda siis ma ütleksin siuksed keskastme juhid mingis mõttes või olemadki juhivad 10 inimest ja 15 inimest niimoodi. Ja nüüd siis sa jõudsid selle koha peale, kus siis juhtida neid keskastme juhte, neid ülemaid. Ja, tippjuht on võib-olla vale nimetada, aga põhimõtteliselt. Aga sisuliselt just, et siuke 30 inimest ja sa oled siis see nii-öelda tippjuht seal või mis iganes on. Ja hakkad majandama siis põllu peal. Ja siis lähed kooli, mis sa sealt koolis õppisid, kuidas seal oli? Oli sul Meegomäel või? Või sul oli mujal? Kupis juba? Kupis jah, me olime juba Kupis. Aga ütleme, et suures pildis ta oli silmi avardav, põnevad külalisesinejad, kui niimoodi nimetada neid, käisid ka rääkimas seal, said parema arusaama pildi sellest, et mis asju tehakse, kuidas Jõhvis, Paldiskis, sest igal poolt oli kokku on rahvas. Täpselt, et kõiksugused punt oli koos. Meil jälle nagu läks selles mõttes väga hästi, et meil oli siis tulejuhtimisrühma jaoks, õpetati tollel aastal 10 inimest välja, see oli siis NAK-is nii-öelda erialane osa, mis meil läks, ja 10-st 4 läksid aspirantuuri. Ehk siis, et me olime juba ka oma meeskonnaga, saime olla aspirantuuri vältel siis nagu natukene more brothers in arms, ütleme siis selliselt. Ja aspirantuur ise oli, ütleme, ta oli põnev, aga hästi palju oli meie aastal PowerPointi. Et see oli siuke ka arusaadavatel põhjustel jälle, oled kuskil ülikooli pingis põhimõtteliselt, aga sisuliselt siuke 9-5 PowerPointi, metsas käisime üpris vähe, võrreldes ma tean, et varasemate aastatega järgnevatel ma nüüd jään vastuse võlgu. Ja siis eks ikka, kui sa ikkagi 9-5 istud selle PowerPoint taga ise, kui sa pead seal mõtteülesandeid vahepeal ise tegema ja mängima erinevaid rolle läbi, siis ega ta liiga lihtne ei ole, ütleme siis niimoodi. Üleval püsimine. Just. Ja ka tegelikult ka praktikasse panemine. Kui sa ikka praktikasse pane, see on keeruline. Kuude mõistes on võlgu, see oli 1 kuu või 1,5 kuud äkki. Kuudest on, jah. Et kui sa ikkagi 1,5 kuud seda nagu pinki, siis nii-öelda nühid. Ma ei tea, kuidas see on killed by PowerPoint või mingisugune ütlus on selle kohta. Jah, et midagi sellist. Death by PowerPoint. Et siis see nagu ühel hetkel ikkagi hajub mõte natuke laiali. Et õnneks seal ikka mingeid muid tegevusi tuli ka juures ja me nagu ise sain sellest aru, et kui ma elan Tallinna kandis, siis Võrus käimine on ikka minu jaoks üpris kauge ja kõik nagu see osa. Et meil talvisel ajal me saime nagu lahedatest tegevustest saime käia talisupluse selle, nimetame talisuppluseks ära teha, et vormis, kuidas sa vette kukkudes pead ellu jääda, mis teha ja nii. Et ühesõnaga oli lahedaid asju, oli lahedaid inimesi, põnev kogemus, aga see osa võib-olla oli meeskonnatöö mõistes või juhtimise mõistes. Minu jaoks kuidagi võib-olla seal oli siis see ka, et kõik juhid olid koos, kõik ongi kõvad juhid või ma ei oska seda selles paremasse sõnadesse panna, et kuidagi sealt nagu ma liiga palju enda jaoks seda funki juurde ei saanud. Et niimoodi enda tasemel siis öeldes, et kuidagi enda väe osas sa olid ikkagi omade seas, sa teadsid juba juhte, sa olid jälle muidugi uues keskkonnas ja see on kõik nagu arusaadav. Ja sa teadsid, et sa jää nendega nüüd järgmiseks 5 kuuks, 6 kuuks veel kokku. Et see enda väeosa andis kuidagi alati palju suurema, pani rohkem mõtlema ja andis rohkem võimalusi. Et seal on mingi kindel struktuur jälle, mis teha, aga suures pildis hästi vajalik, et sa saaksidki aru sellest laiemast pildist, nii nagu sa ütlesid. Jaa, okei. Ja nüüd, kui sa seal ära käisid, siis läks tagasi väeossa ja? Tagasi väeossa, saime oma meeskonnad kokku ja siis hakkasid meil erinevad üritused, operatsioonid pihta. Selle heas mõttes vist jälle hästi põnev aasta oli meil, tuli liitlaseid, pidime oma kasarmud ära andma ja pidime siis nii-öelda metsas ööbima.
meie ülemad, taas kord, väga lahedasti mängisid asja välja ja meeldis nagu väga see inimlikkus ja mõistmine, ütleme siis nii palju, kui seda teha saab, ehk siis üritasid selgeks teha, et nii, meil kasarmuid ei ole, meil ei ole mõtet lihtsalt kuskil Läsna telkla alal olla telkides. Ehk siis tuleme kokku, teeme operatsiooni ära, alla 5 päeva kestab, teeme varusse hoolduse ja lubame teid näiteks 3 päevaks koju, et me saaksime järgmise operatsiooni või 4 päevaks koju. Et me saime võib-olla mingil päeval rohkem käia kodus puhkamas või nii-öelda väeosast eemal olla, aga samas mitte nagu liiga palju rohkem, võib-olla ka teistpidi öeldes. Aga see andis sellis, et iga päev, mis me tegime mõtestatult. Ja seda lihtsalt niisugust passimist, mida tihti inimesed ütlevad, et jõle palju on, seda oli üpris vähe. Et see on üliäge, et nagu kuigi sul on nagu hullult reeglistik just kui sõjaväes on ju, siis tegelikult on võimalik adaptida ja tegelikult teha see mõistlikuks. No eks ta selles mõttes ebamugav on, et sa pead iga õhtu ahjuvalves olema, et õnneks ilmad enam nagu nii külmad ei olnud, aga ikkagi kui telgist oled koos, siis võib-olla sul on ainult 3 inimest selle, see tähendab seda, et ahjuvalves sa oled kaua. Ja samas, kui nüüd seda võtta nagu selle, kui seda teha mõtestatult, siis tegelikult sellel on palju suurem väärtus, kui lihtsalt kasarmus magada, vaata. Just, või siis kasarmus seinu pühkida või pesta või... Kui sa teed seda 2 kuud jutti iga päev ja või ma ei tea kaua aega, siis muutub mõtetuks. We got the point, nagu, me saame aru, et on oluline. Aga see mõttes, et kui nagu teha mõtestatult, siis tegelikult sellel on sitaks väärtus. Nagu. Just. Sest ikka sinu enda teha. Kui mugav sul on, kui hea sul on su enda teha lihtsalt. Ja kui hästi see meeskonna kokku töötad, nagu. Kui hästi see meeskonna üksteist tunned. See on see, mis on, ütleme, et nagu see sunnitud koos olemine. Et ülikooli aastatest samamoodi mäletan, kuidas me oleme kõik Pärnus, enamus ei läinud koju ära kohe teisipäev või kolmapäev, ehk siis tšau, mis teed? Saame kokku, teeme midagi. Ja jälle sa ehitad mingisuguse asjale tegevuse. Ja ajateenistuse ajal on samamoodi, et ma olen väga tänulik sellele, et mul kogemata joppas, et ma sellel aastal läksin ja me olime sunnitud nende inimestega koos olema, nende ülematega ja kõike muud. Väga lahe experience ja see, et me pidime olema koos, annab hästi palju juurde. Et ma ei kujuta ette, kas see tänane formaat nagu, või midagi, kas muidugi nüüd see on niimoodi läinud või mitte, et sa saad õhtul koju minna või laiali minna, ta on ka kindlasti teistmoodi nagu lahe, aga seda kamraadlust, ma arvan, õige öelda, et see tekibki sunnitud olukordades. Ja mina ei kujuta ette seda, et see saaks toimida kuidagi. Eriti kui see isegi, see nagu ka selle osas, et kui sul ongi täna see online töö on ju, ma saan aru, et see teeb mugavamaks asja, aga sul on vaja koos käia. Sul sellest see, kui ma enda arvutis räägime, see ei ole see sama asi, mida meil on harjunud vaata. See õlatunne või mis iganes asi oleks. Me suutsime isegi praeguseks hetkeks enam-vähem niimoodi teha, et leitnud ütles meile, siis kui me täitsa lõpetasime ajateenistuse ära, vaata, et Siimann, sinu vastutada jääb see, et rühm saaks vähemalt korra aastas kokku. Ja enam-vähem selliselt meil on läinud. Et või ütleme, et siis meie mõistes oli see 10 inimest, see rühm antud kontekstis. Et 10-st võib-olla 1-2 on ära kukkunud, aga 7-8 on see, kes kord aastas, me saamegi kuskil kokku, heietame oma lugusid, räägime oma asja ja teeme uusi mälestusi. Ja, oli äge. Et see on nagu sunnitud keskkondadest tulevad, need asjad kipuvad tavaliselt paremini välja kukkuma. Me oleme öelnud alati seda, nagu ja mida Jaako on hästi öelnud, on see, et mis asi see military training on, et see on üks suur sakfest nagu. Kõigepealt lähed sõduribaaskoolitusel või bootcampi sakfest, siis lähed nakki või järgmise koolitusele, natuke rohkem sakfest. Ja siis lõpuks lähed eriüksuse katsetele, see on sakfest. Siis lähed mingisuguse kvalifikatsioonikursele, see on veel suurem sakfest. Ja need inimesed, kelle sa koos oled, need kogu aeg bondid. Ja kui lõpuks sa lähedki lahingusse, mis on kõige suurem sakfest ever, ja siis sa saad nagu täiega siuksed suhted. Ja niimoodi koledasti öeldes vahele, siis ma ei tea, kas niimoodi peab mingi ilusama sõna selle jaoks mõtlema, aga see ebamugav olukord, ütleme siis sinu telkes, on see, mis kõige hullem ongi, et kui sa lähed ajateenistusest ära, möödub aasta, möödub paar, siis tõenäoliselt sa hakkad seda taga igatsema. Ja muidugi, ja sellel on põhjus nagu. Selle ongi nii, sa hakkadki seda tagasi igatsema ja sest et see ongi nii teistmoodi. Ja samamoodi on, see ongi see vendlus või see side nende meestega, nagu sa teed mingid asju, kõik on äge, nagu see teistmoodi lihtsalt.
ja seda peabki ise nagu läbi elama ja see on minu arust üliäge tunne lihtsalt. Eriti kui seda olla selle meeskonna osa nagu. Aga siuke küsimus kohe tuligi, et kaitsevägi sai läbi, mõtlesid sa vahepeal ka, et võiks kaitsevägi jääda või? Tuli siuke mõte ka peast läbi või? Ikka on käinud tagantjärele ja siiamaani ka välistatud ei ole miskit. Et tuli välja ja kogu tegemine oli päris põnev ka. Aga täna veel ei ole kuskile kandideerinud, ütleme niimoodi. Keegi ühesõnaga ei avane. Ei jah, kas ütleme, et kohe peale ajateenistus oli pigem oli nagu see moment, et see on liiga piirides mõtlemine. Hästi lihtne on seda lauset nagu valesti tõlgendada, aga sa ei saa olla vaba, sa ei saa teha liiga palju lollusi, sa ei saa nagu katsetada, vaid sul on nii, et kui sa saad kehva ülema, sul ongi kehv ülem ja nüüd sa oled seni kaua, kuni ise roteerud või roteerub keegi teine. Ehk siis hästi palju nagu sõltub jällegi valesti öeldes siis joppamisest. Et tavatöö puhul, kui sulle ülemus ei meeldi, ju teoreetiliselt sul on alati variant, et tšau paka, vahetame kohta. Et see võib-olla oli üks mõte, et kui minna, siis mitte kohe, aga võib-olla kunagi hiljem. Et välistama midagi ei hakkaks. Okei. Ja siis, kui sa ära läksid, mis sa tegema haksid siis? Jätkasid seda, kus teine pool lõi või? Jah, selles mõttes, et siis olid järgmised tööväljakutsed, olid spaad-asjade näol, siis lõpetasin ringiga töötamise töö, kus ma siis täna töötan, kus ma kunagi enam vähem tööd alustasin, ütleme niimoodi, et sai selline ring täis ja siis sai näppu pulsil omajagu palju hoida. Ehk siis kogu nagu reservteenistus on olnud ka piisavalt põnev. Aga räägi sellest veits veel, mismoodi see sinu silmast välja näinud on ja kui vajalik see on olnud? Ta on siis selliselt, et me oleme siin sõbraga üks päev lugesime kokku, et vist siuke paari aasta jooksul 15+ korda oleme käinud erinevatel õppepäevadel, õppekogunemistel, vabatahtlikel, mittevabatahtlikel ja teinud siis asju, nii nagu kaitseväe kohane sõna minu vist on see, teeme asju. Et näinud ta suures pildis ongi välja selliselt, et meil oli siis Major Viitmani, kellest me varem ka mainisime, on helistab, et kuule, meil jäid tulejõud haigeks. Kas saate, on võimalus tulla homme tegema tulejuhtimist? Selge, vastu võetud, teeme ja läksime siis kohale. Et hästi palju nagu selle reservteenistuse ajal andis kindlasti juurde see, et ülikoolis siis sõpradeks saadud sõbraga ja kuna ta oli ka tulejuht ja ta oli 2 aastat või aasta 2 vist oli enne mind teenis ka aega, siis me sattusime ka ühte nii-öelda siis tulejuhtimisrühma ja meil oli võimalus alati asju koos teha. Et väga lahe ja kui tunned mis iganes ebakindlust, siis vastavalt siis kas mina või siis sõber ütles, kuule, aga mis asja, muidugi teeme ära. Mis meil see üks põks on. Et igapäevatöö kõrvalt ju leida siin mingi päev, poolik päev, et näidata, anda võimalus teha, hoida asjad enda jaoks meeles ja vastavalt vajadusele siis reageerida, on ju pigem ainult õilas ja positiivne tegemine. Saagi ikka vaja teravana hoida. Kuidas et saagi on vaja hoida teravana. Just. See nürisaag on nürisaag. Nürisaag on nürisaag, et meil selles mõttes sattuski see väga hea nagu, vist õige on öelda siis, ma ei tea, kas koostööpartner või nii, et meil tekitati neid võimalusi. Tulid uued relvad, näed, reservistid, kes tahavad, suurtükiväest, tulge, proovige. Järgmine päev, selline asi, tulge, ehk siis lähed kohale, teed oma mingisuguse põksu, mis iganes see põks on, ära, saad natuke teooriat, saad natuke praktikat, lähed oma eluga edasi. Et ongi võimalus tulla. See on tegelikult hea vaheldus ka ju. On. Tuled iga päeva rutiinist välja, lähed seal teed pauku ja teed igasugused. Võimalus vorm selga panna, mis ka võib-olla paljude jaoks ikkagi on auasi ja ikka, et vormi paned selga, siis natuke hakkavad siin need asjad sättima, just läheb meelde mingid põhitööd, mis seal sõduri baaskursusel on nagu kõvasti tambitud. Et selles mõttes selle väe osaga
ma julgeks öelda, et läks nagu väga hästi, et aitäh suur tükivägi, väike tänu on siin kindlasti kohustus, sellepärast, et nii palju kui mingite muude sõpradega jälle, kes igapäevaselt võib-olla nii aktiivselt siin ei ole siis tegelenud, kui seda võib aktiivseks nimetada, siis neid sükseid vabatahtlikke õppepäevi ei ole liiga palju. Et alati ma ei pea saama, mis on 75 või 100 eurot selle päeva eest või saama seda või teist või minema kuskile midagi tegema, sellepärast, et midagi siis kuskile ametlikusse paberisse saada, et näed, ma käisin, tegin. Ma usun, et selle hetke, et oma reservteenistuse kohustust täita, mis iganes see hetk kellegi jaoks on, võiks igaüks tegelikult oma töö kõrvalt leida. Kas ta peab seda tegema, kui ta jumala eest ta täiesti vastu on, ära mine. Muidugi, see ei ole nagu kohustus. Aga kui väeosa suudab juba mingi 10-15 liikmelise pundi kokku panna, siis kui on päriselt siis ametlik kutse, küll need 10-15 kutsuvad veel oma 5-10 sõpra kaasa. Ja su tiim on jälle ju on hea näidata statistikas, et näed, meie aktiivsus on väga kõrge, on hea, et päriselt inimesed teevad asja, juhul kui peaks kell käima, siis oskavad reageerida, on nõus, võib-olla keegi saab, ma ei tea, mingi vormi juba koju endale või miskit, annab jälle väga palju juurde, et näed, iga päev lähed koju riidekappi, vaatad, näed, kaitseväevorm on seinas. Peaks mõtlema, pole ammu käinud, pole seda selga pannud. Kas mulle tekitatakse see põhjus või kas ma saan seda põhjust ise tekitada. Et see aktiivsus üles näitamine, ilma et sind jälle tembeldatakse võib-olla aktivistiks, mis on tihtipeale niisuguse natuke minu meelest negatiivse alatooniga, ei ole ju keeruline. Ja see ei võta kellelgi tüki küljest. Ja mulle öeldi kunagi seda, et miks minul läks hästi teenistus, oli sellepärast, et ma lihtsalt jõudsin õigeks ajaks kohale ja tegin need asju, mida mulle öeldi. Täpselt. Ja sellest piisas juba. See ei ole tuumateadus. Enamus asjad nii ajateenistuses kui reservis olles tehakse su eest ära. Tööriistad antakse kätte, sinu ülesanne lihtsalt ole võib-olla mingites kontekstis natuke julge ja tee. Ja kuula, mis sulle öeldakse. On sul midagi, mis sulle jäi kripeldama ka, mis jäi tegemata ajateenistuses või midagi või? Mida oleks nüüd teistmoodi teha või ma ei tea? Ütleme, et kripeldama jääd. Me saime ikka päris palju lahedaid võimalusi ja taaskord ülematega, et see rühmaülem, kes meil oli, mulle meeldis väga tema mõttekäik, et ta suutis alati ennast ajateenistuse ajal piisavalt lähedale tuua selles mõttes, et kuule, me teeme päriselt seda asja selle pärast. Või et näed, antud olukorras need asjad ei ole hästi ja nii on vaja teha. Ja samal ajal suutis piisavalt distantseeruda või kaugemal ennast siis hoida, kui, ma ei tea, õhtul oled oma 10 pundiga metsas, külm on, kõik on halb, ebamugav, nii edasi. Ja siis hakkavad inimesed oma tavaelu muredest rääkima, siis tema neid kunagi sellisel kujul laua peale ei toonud. Ehk siis see oli nagu siuke hästi lahe õpimoment enda rühma ülemalt, et kuidas hoida seda jälle fine line, nagu me oleme paar korda maininud, seda halli piiri, et palju nagu tohiks nagu ülemana kompida, palju mitte. Et teisalt jälle, mis meil nagu võib-olla kripeldama on ennast siis jäänud, on see, et ma mingite probleemide lahendamistega ei osanud hästi välja tulla. Ja hästi labaselt öeldes on see, et meil mingi hetk läksid asjad, mis me tegime, kõik väga sujuvalt. Me suutsime kiiremini ära teha, võib-olla teinekord paremini ära teha, teinekord halvemini, aga need läksid sujuvalt. Ehk siis see, mis oli eesmärk, me üldiselt tegime ära. See aga tekitas võimaluse, et meil on palju vaba aega. Ja kui on palju vaba aega, siis tähelepanu kipub minema asjadele, mis ei ole võib-olla siis nii olulised enam antud kontekstis. Ja siis olid mingid olukorrad, kus ütlesime, et näed, tulge siia selleks kellaks ja nüüd siis tagasi vaadates seda aru, et mina hakkasin ise, kaasa arvatud, kaasasin sinna oma rühma ülema ja hakkasime tegelema mingisuguse täiesti absurdse teemaga. Ehk siis vale öelda micromanagima, et see teema oli põhimõtteliselt on oluline teema, aga me lähme sinna liiga sisse.
et endale meelde tuletada, et mingites hetkedes sa oled kaitseväes, siin on käsk, siin on korraldus. Et ka see on tegelikult abivõti, kui sa saad ise aru, et noh, nii nagu te enda koolitusel, et astu samm päriselt tagasi, hinga välja ja tee. Et seda momenti, mingit hetki, neid ei olnud palju hetki, aga ma mäletan, mingi hetk oma rühma ees mõtlesin küll niimoodi, et see on nuga nagu. Noh, see on täiesti nonsense, aga see on sinu jaoks äärmiselt oluline ja see on sinu jaoks äärmiselt oluline, mis tähendab, et me tegelikult nagu, ma ei saa nagu näidata, et me ei tegele sellega, aga ma tahaks öelda, et kuulete, now suck it up ja me ei tegele sihukeste asjadega. Et selles mõttes sihukseid õpikohti siis õpikohti on ikka palju on nagu kui niimoodi vaadata, aru saada ja vaadata, hinnata, analüüsida nagu üks. Mis su kõige suurem takeaway oli tervest teenistusest, mis sul oli selle jooksul, mida sa oled nüüd nagu saanud siin rakendada tsiviilis ka võib-olla? Ma ei... Või on lihtsalt nii palju? No neid on ikka nagu rohkem kui euro eest, ütleme niimoodi. Et üks, minust, kas see oli äkki Major Viitmani enda üks esitlus, mis ütleski väga hästi, ma nüüd jään vastusvõlgu, kas need on tema enda sõnad või kuskil tsiteeritud, aga et olla hea juht, tuleb olla hea alluv. Ja see on siuke võib-olla kõige üldistavam mõte, et mis oli ka nagu ajendis, et okei, kui ma sinna nakki läksin, et no nüüd ma lähen juba all in. Oli see, et kui sa vahepeal vaatasid ruumis ringi, said aru, et kurat, kas ma tõesti kujutan ette, et mitte nüüd jälle kellelgi personaalselt, aga et see noormees X või neiu Y hakkab mind nüüd juhtima. Ma näen tema suhtumist, ma näen tema olemust, ma ei taha seda, mis tähendab, et nagu pange mulle puid alla palju tahes, aga ma parem hakkan ise juhiks. Et ma tõenäoliselt ei tee kõigest seda asja ja on mingid tugevused, võib-olla on hunnik rohkem nõrkusi, see selleks. Aga kui ma ei taha, et keegi mind nagu või ma ei tea, minu rasva peal sõidab või seda inatamist saab siin muidugi rohkem ka teha, aga et või meietamist, et ma ei taha seda. Ehk siis ma teen ise. Miks ma ei peaks? No, tule tõesti, et ma ei saa hakkama. Ma tõestan sulle vastupidist. Et noh, mis me siin oleme on ju, hold my beer. Just, varasemalt nagu mainid. Et selles mõttes on õppida on palju. Lihtsalt tulebki osata võib-olla natuke kastist välja mõelda ja aru saada mingit suuremast pildist. Peale nüüd seda, enne seda, kui meie koolituse kogemata jõudsid, et kas sa seda oled veel kuskil käinud koolitustel, oled sa näinud häid halbu näiteid midagi või ei ole väga palju? Sellisel kujul mitte, et meil oli ka võimalus käia seal siis vast esimeste reservistide seas, kes ei ole kordagi päevagi teenistuses siis tööl olnud, saime käia pataljoni staabiohvitseri kursusel Kaitseväe Akadeemias. Ja noh, seal oli siis 2 nädalat oli sissejuhatust ja siis oli veel 4-kuune nagu blokk, et siis vormida staabiohvitseridele tuge natuke ja saime sellise mingi katsumuse ühesõnaga ette võtta sõbraga koos. Ja noh, seal oli ka hunnik erinevaid inimesi koos, hästi põnev nagu väljakutse ja jällegi sa seal said aru, et kes on kuskil toetusväejuhatusest, kes on siit pataljonist, kes on sealt pataljonist, et ikkagi päris palju sõltub inimestest ja päris palju asju tehakse erinevat moodi. Et olgugi, et meil on justkui väga struktureeritud kõik üksus, kõik peaksid teadma, et 5 punkti käsk on selline ja nii edasi, siis ikkagi tehakse palju asju erinevalt, mis ei ole nagu kindlasti nagu halb mõte, aga seal seda peegeldamist ja seda Kaitseväe näiteid enda jaoks oli nagu jälle omajagu palju kaasa võtta. Et see on võib-olla mingi siuke suurem natukene koolituse formaat siis, kus me ära käisime. Aga tsiviilkoolitused ka teinud vahepeal? Ei ole sellisel kujul käinud, et me oleme teeninduse mõistes siis saanud ise nagu päris palju teha ja neid põhipõtteid, et nüüd mitte päris cover ja move ja ütleme neid nagu sellistes sõnades 4 paralleeli me ei ole nagu kasutanud, aga nii palju, kui me töökaaslastega ja alluvate ülevatega oled nagu suhtnud, siis ongi, et mis on meie eesmärk ja suhelge. Et täpselt sama, mis ma ütlesin, et kurat, Kaitseväes me kippusime tegelema asjadega, mis ei ole nagu Kaitseväe mõistes olulised, on see, et nüüd oled nagu õppinud töö juures
et kuuled siin kuskil gossipi nurgas seda või teist või kolmandat, see ei ole minu mure. Ma ei pea sellega tegelema, et saad nagu endale heas mõttes ja seda nagu kinnitada. Ja kui sa näed juba, et see segab tööd, siis jah, sa pead sellega tegelema, aga sa võtad natuke teistsuguse suhtumise. Et guys, nii on. See sattusid ka meie koolitusele kuidagi moodi, ja ma ei tea, mis sul tagasi oli, sest ma ei olnud tol päeval üldse lõpunigi, nii et mis sul seal meelde jäi? Mis see võrdlusmoment eelnevaga, mis sa näinud oled? Pigem heas mõttes oli kinnitus sellele, et mis ajateenistusest kaasa võetud on. Enda jaoks võib-olla ise lihtsalt tõlgendatud siis vastavalt nii nagu tahad, on ju. Ja ka need siis kõik reservpäevad, kogu see teenistuse juures olev osa, et vist ikka räägitakse õiget asja. Ütleme siis niimoodi. See on hea, jah. Et selles mõttes ma sattusin sinna, sõbrad tegid sünnipäevaks väikse kingituse ja ütlesid, et näed, et mine ole parem juht, et mine koolitusele ja vaata, mis tehakse. Et kogu päev oli hästi põnev ja ma ütlen, minu jaoks oli heas mõttes oli see, et kõlab nüüd jälle valesti, aga liiga palju uut võib-olla ma kaasa ei võtnud, aga ma sain päris palju kinnitust sellele, et need mingid lähenemised on mitte ainult minu jaoks võib-olla õiged, vaid et keegi suurem, targem mees kuskil kaugemal või lähemal räägib seda sama asja. Jaa, absoluutselt. Et see oli nagu põnev. Ja samal ajal oli hästi palju tunda koolituse mõistes, et kui ma siin oma meeskonnaga oleks, et ma käisin avatud päeval siis, avatud koolituspäeval, kus oligi, et kerge ei tea. Tekitage nüüd meeskond, all right, vähe päeva aega ka, taktikaline osa ikka, kellelgi natuke huvitab, on ju. Et kui sellist asja teha nagu oma sõprusseltskonnaga või siis veel paremal juhul muidugi kolleegide või töökaaslastega, siis sellest õppepäevast FTX jamast on päris palju kaasa võtta. Jaa, kindlasti. Ja nüüd, kui sa mõtledki kogu selle oma teenistuse igapäevaelu ja töö peale kokku, mis sa soovitaksid kellegile, kes hakkab ajateenistus minema või kes ei tea midagi militaarsest maailmast, mis see põhiline, mida sa õppida on või mida sina oled õppinud kõige rohkem? Väga hea küsimus. Võta aega. Tee eeltööd. Öeldakse küll, et jätta palju juhusooleks, aga tegelikult on võimalik teha päris palju ära, kui sa aega lähed just teenima ennast kurssi ja selliselt, et ma tean, et ma tahan saada selle auto juhiks seal kohas, siis you can make it happen. Et usalda kolleege, usalda sõpru ja kui keegi on käinud, siis kuula neid. Ajateenistuse mõistes hästi lihtne on minna kettasse igasuguste asjade peale. Hästi lihtne on minna närvi. Hästi lihtne olla pahane ja võtta hästi palju asju isiklikult. Ära tee. Hästi lihtne on öelda ka, et ära tee. On ju. Aga proovi vaadata alati natuke seda suuremat pilti. Et hea näide on jälle see, et mõni sõber ütleb, et pagan, ma pean sinna rõkkilele minema, jälle ma istun 2 nädalat kuskil puu all ja ma ei tee mitte tuhkagi. Aga palju tegid sina oma ajateenistuse ajal ja või oled peale oma ajateenistust teinud seda, et sa ei peaks seal puu all istuma 2 nädalat. Palju, et sa nõus ise panustama. Yeah. Et tegelikult on võimalik teha ära hästi palju ja tuleb lihtsalt see samm ise astuda või öeldagi, et kuule, et ma ei tea, ma kuulsin, et suurtükiväes on mingid lahed õppepäevad. Miks meil seda ei ole? Või et ma kuulsin, et Jõhvis tehakse seda asja niimoodi. Miks me nii teeme? Et tunne huvi ja siis ära karda olla see halb sõna aktivist või pugeja. Nobody cares in the end. Et see ei ole alati nii ja kui sa tead ise, et isegi kui sa tollel hetkel ei tea, sa saad hiljem ise aru, et pagan. Ma tegin kas siitaks lahedaid asju. Ja ikka väga põnev oli. Et mina küll oma ajateenistusest, kes iganes nagu küsinud on, siis neid häid lugusid. Ja see, et mingi ma soovitan küll sinna minna või seda teha või nagu, man, see on paganama lahe. On igal juhul parem kui, ja jutt, mida mina räägin, või see, et tead, istusin oma 11 kuud ära ja sul on 11 kuud, sa pead seal olema, või 9 kuud, või mis meil need õiged numbrid praegu on, sa pead seal olema. Kui sa juba seal oled, take what you can. Muidugi, make it useful. Jah,
sest et kokkuvõttes on su enda teha nagu ja see samamoodi, et Ahara initsiatiiv on ju. Nagu üks meie mõtteviisidest ongi, oled default agressive, ehk siis vaikimisi agressiivne, probleemid ei lahene iseenesest. Kui keegi teeb kuskil midagi teistmoodi ja meie ei tee, siis see, kui sa räägid sõbrale, miks me nii ei tee, nemad teevad jobud. Siis see ei aita sulle seda probleemi lahendada. Tee midagi selle jaoks, räägi oma ülemaga, räägi, ütle näetavad niimoodi, me teeme niimoodi, me tegime siukse asja ära. Vaata, me mõtlesime välja, me hakkame tegema tiimiga. Ja juba hakkab pall veerema õiges suunas, sest sina saad seda palli veerema lükata nagu. See on see põhimõte, et kui sa näed probleemi, siis tule lahenduse ja 3 lahendusvariandiga. Näiteks, ja kui sina ei tea seda lahendust, siis mine küsi sõbra käest, kes teab äkki ja siis lükake palli käima, et sul on nagu nii palju variante, kuidas sina saad seda kõik käima lükata nagu. Ja see on nagu ka üks number 1 põhiline asi, mida saab üldse lihtsalt teha, lihtsalt hakka tegema nagu. Ja see on läbivalt on sinult läbi tulnud, et iga asja juures ütled, et hakka tegema lihtsalt. No jah, et vabandusi leiab igaüks, probleeme leiab ka igaüks, põhjused, miks mitte teha, miks mitte saavutada, you can always find, aga teeme ära. Kus sa 10 aasta pärast oled? Kui ma teaks, kus ma homme olen, siis oleks sulle lihtsam natuke vastata, kus ma 10 aasta pärast olen. Väga hea. Kõlab aga kokkuvõttes mulle tundub, et sa oled suht rahul oma eluga ja sellega trajektoori, kus sa praegu oled? On saanud, kuidas see lause on, et kes teeb, sellel juhtub. Alati ei juhtu kõik head asjad, alati ei juhtu kõik halvad asjad, et kes teeb, sellel juhtub ja ma selle koha pealt olen vast niimoodi suures pildis öeldes, et piisavalt teinud, et oleks piisavalt juhtunud. Ja ilmselt juhtub veel. Ja ilmselt juhtub veel, et natuke jätta juhuse hooleks, on gramm seda vaja ja gramm toda vaja, aga olete ette valmistunud võimalusel ja siis kui ma teaks, kuhu ma tahaksin 10 aasta pärast jõuda, siis ma ütleks, aga täna veel on võimalus 1 ja võimalus 2. Väga hea. Olemas. Aga selles mõttes, et suur aitäh sulle. Et oli äge paar tundi vestelda, aeg lendab nagu alati kiiresti. Ja soovin sulle edu kõikid asjad, mis sa teed ja ilmselt jookseme kokku veel kunagi siin elus. Ma usun küll, et Eesti on piisavalt väike ja mis mul isal alati meeldis öelda, et Eesti on piisavalt väike, aga me oleme ka suured inimesed. Ja absoluutselt. Ja nagu kõikidel teistele, siis thank you for your service. No. Et see mõttes, et ülioluline on see, mis sa oled siiamaani teinud juba selle jaoks, et me oleme vabad. Ja see, mida sa teed tsiviilis, on ülioluline. Ja kui tuleb üks päev vaja minna, siis ma usun, et sa siis teed ka kõik selleks. Ma usun küll. Nagu me kõik. Nii et sulle aitäh. Jah. Teeme nii. Aitäh kutsumast. Ciao. Ciao.